Te poisid kuulete üksteist hästi, on teil mugav, on teil hea? Nii, kuidas mind kuulda on? Väga hästi. Täitsa hästi. Väga mõnus on. Nii on, sa oled Raul kõigega? Ma olen Raul. Selge. Mäleta, kas ma record panin, loodan, et ma panin. Alati sa pushid. Ega ma mikrisse hinga liiga palju mingit. Fuck it, sellepärast me individuaalselt kõiki salvestame. Aga siis siin mute'ida, kui sa räägid. Teeme seda siis, kõik selle jutu. Ja. Nii, hakkame siis pihta, et tere, kallid vaatajad ja kuulajad. Taaskord on Kelder podcasti aeg. Tänaseks külaliseks meil on Olle Nõmm. Tšau. Tere. Nagu meil tavaks on, siis me ei hakka siin pikka juttu kohe alguses rääkima. Meie kombeks on selline asi või meil on tekkinud selline rituaal, kus me paneme siis külalise konkreetselt spotlighti ebameeldivasse olukorda. Kes sa oled, millega sa tegeled? Mina olen Helduri üks sõber, kellele meeldib väga tegelikult mulle ei meeldi endast kolmandas isikus rääkida. Et jõu, ma teen mussi ja sellepärast kutsun Helduri mind siia juttu rääkima, sest et mussi on põnev teha. Ja täpselt nii on. Et kes veel ei tea, siis Olle on kuldaväärt muusik, kuldaväärt kitarrist ja seda on tore kuulda. On ausalt, et sinuga on alati meeldiv mussist rääkida, filosofeerida ja kindlasti ka kallid kuulajad ja vaatajad, ma arvan, et ka meie koostööst on midagi mingi hetk kuulda ja näha. Me siin ennem saate algul rääkisime põgusalt, või õigemini sina, Olle ja Mait rääkisite põgusalt juba juttu ja seal tuli nii mõndagi huvitavat välja, et näiteks mulle pakub nagu sinu puhul huvi see, et kust kohast sina, Olle, ammutad inspiratsiooni muusikasse? Et kust see tuleb sinu jaoks? Tead, neid kanaleid on nagu lõputult, sellepärast et seda tuleb juurde kogu aeg. Okay. Aga ütleks, et põhilised asjad, ütleme lapsepõlvest, mis on ikka see, et eks ole, mis muusika kõige lähedamalt nagu kostub, eks ole. Noh, ja kuna tol hetkel sattus olema onu automakist tulev Metallica, eks ole, ja mingi Iron Maiden ja kõik siuksed, et siis algus on vägev. Aga sealt edasi nagu, ütleme, et hakkasid nagu videomänge mängima, on ju. Siis ikka mingisugused meloodiad jäävad meelde, et kes nagu ei tea Super Mario Tune'i, eks ole. No, of course. Et mingid siuksed asjad jäävad meelde ja mingi hetk sa avastad nagu seda, et kuule, see muusika on ka tegelikult päris äge siin mängus, et millal sa üldse esimest korda pöörad tähelepanu siuksele asjale, vaata. Et kui sa nagu selle augu lahti teed, siis minu jaoks praegult on see, et näiteks videomängud, mingid sarjad, filmid, kuhu iganes on kirjutatud muusikat, siis see on aga millal, mulle pakubki huvi, nagu, kuna ma ise olen ka selline Sony boy, või ma ei saa öelda, et sa oled ka Sony boy, selles mõttes konsooliga üles kasvanud nii-öelda, nagu ma aru saan, siis ma enda pealt ma saan paralleele tuua, et ma ka seal kuskil, ma ei oska öelda, seal 8, 9, 10 selles perioodis mängisin väga palju Sony PlayStation 1 ja samamoodi, kes meist pole Tony Hawk Pro Skaterit mänginud. No, absoluutselt. Seal on nagu omaette playlist juba, kust saab väga palju. Nagu. Jaa, täpselt. Aga muidugi mul oli nagu seal selline huvitav olukord, kus ma siis nagu puutusin kokku muusikaprogrammiga, mis oli Sony peal ja sealt ma hakkasin oma elektroonilist muusikat tegema. Music 2000. Täpselt nii. Sama siin. Täpselt nii, näed. Väga kõva. Sellest oleme põgusalt tegelikult ühes podcastis ka natuke rääkinud ja nüüd leida üks tüüp veel, kes täpselt samamoodi hakkas elektroonilist või üldse muusikat nii-öelda siis nagu arranžeerima. See oli alguspoint nagu. Ja. Ma ei mäleta isegi enam, mis programm mul oli. Mul oli Windowsi peal mingi asi, kus said lihtsalt luupedesse omavahel kokku. EJ. EJ võib-olla, või virtual DJ või mida iganes. EJ, pigem EJ, sest ma üks podcast... EJ oligi. Ja, sest et pigem üks podcast ma rääkisin sel teemal, ma ütlesin virtual DJ ja siis ta nagu ei pannud nagu pilti kokku selle koha pealt, et see ei tundunud olevat õige. Et see on nagu lahe, et siin nagu paralleelselt on siis nagu, ma tean ka Maitu, kes on pigem nagu arvutite peal olnud ja üles kasvanud. Playsta 1 peal, aga et... Ei, seda küll, aga muusikat, elektroonilist muusikat pigem vist ikka arvuti peal. Ei, ma mõtlen, kui mul PlayStation oli, sealt sai ka alguse, panin ka kokku asju seal. Okay. Aga kuigi vaata, te räägite nimedest, nagu mul oli absoluutselt nimed nagu meeles. Nagu visuaalselt tuleb midagi ette, aga
aga jah, seal peale selle vist mingid visuaale vaata sai ka lisaks panna. Ja oli küll kusjuures, oli küll. Mäletan. See oli ka päris põnev. Ja et see ongi, nagu mis tegelikult Fruity FL nagu praegu on, vaata, et seal on siiamaani visualizer ja sa kohati, vaata, ma ei tea, Olle, mis programmiga sa muusikat teed? Hetkel kasutan Reaperit. okei. Lihtsalt puhtalt sellepärast, et ta on väga kasutajasõbralik, pluss selle community on siuke, et küsi mis iganes kellaajal, mida iganes tahad, ja seal on alati mingi 10 000 matsi nagu online ja sa saad kohe oma vastuse ja mitte keegi ei ole siukse mürgise suhtumisega, et seda filtreeritakse. Okei, siuke kerge, huvitav, siuke kerge insight küsimus sulle, et kas ei saa olla tingitud veidi sellest, et Mauri su sõber on ja et Mauri vist, kui ma eksi, tegi ka Reaperiga mussi või? Mauks kasutab Reasonit. Või oli Reason, ja. Reasonit ma olen ise ka näppinud kunagi ammu, kusjuures see oli üks nagu esimesi asju, millega ma hakkasin nagu nii-öelda katsuma seda muusika tegemise maailma, kui ma veel pilli ei mänginud, eks. Et siis oli nagu teemaks Liquid DNB. Natuke nagu sükst teemat nagu näpitud. Mõttes küll, jaa. Mõnus nagu žanr. Ja kõik me vist oleme. Lihtsalt vaata, Reason oli üks siuke äpp, mille nagu siis nii-öelda default pluginad ja presetid olid väga valmis. Nagu sükse asja lihtsaks loomiseks. Ja. Et tegin, mis ma tegin selleks, et seal ei ole nagu midagi sükest kuulatavat, see oli lihtsalt nagu mix and mash, umbes nagu see Music 2000, eks ole, et sa tegeled nende soundidega, mis seal on, sul väga palju võimalust nagu mudida neid ei ole, eks. Et sa lihtsalt ehitad nendest klotsidest. No, jah. Nii, et sa alustasid nagu arvutis ja PlayStation nagu tegemist? No, ütleme niimoodi, PlayStation pigem ennem, aga see aeg nagu, see oli nii kaugel, et ma tõesti ei mäleta, mis see vahe võis nagu olla. Millal sul umbes pillid mängu tulid? Umbes siis, kui ma vist olin 16, äkki see on mingisugune 2005, 2006 sinna kanti äkki. Okei, ja tegelikult pillid on nagu peres olnud nagu kogu aeg, on ju. Et aga see ongi see koht, kus sul kidra on kuskil nurgas kogu aeg, aga sul ei ole huvi, vaata, on ju. Et lihtsalt üks hetk nagu tekib see huvi. Ja kui pillidest räägib, siis me ikka räägime kitarridest, jah? No jah, selles suhtes gitarr, klaver, mingid akordionid, siuksed basic asjad, mis igal nagu perel võivad olla nagu kodus tavaliselt. See on fucking Orel, vaata, mul on nagu igast tava kodus, vaata, on olemas, vaata. Suuremal kui mõnel on. Nagu Hans Zimmeri isal oli. Oreli ehitaja. Aga see pilli mängimise nagu actual siuke huvi nagu tekkiski siis, kus nagu ütleme, sai natuke rohkem süvenetud siis Metallica muusikasse, eks ole. Et ma ei oskagi nüüd täpselt seda nõela sinna kaardi peale panna, et kus oli nagu see hetk, et ma mõtlesin, et nüüd tahaks proovida pilli peal ka, on ju. Ütleme, pigem oli niimoodi, et lihtsalt kitarr, võtsid lihtsalt kätte, niisama nagu näppisid, vaata, siis okei, vajutad siia, tuleb noot, on ju, ja siis siuke spontaanselt liikus see asi kuidagi sujuvalt selle peale, et õppisin ära Enter Sandmani nagu selle esimese nagu intro, vaata. Ja siis kuidagi nagu sealt lihtsalt kohe hakkas pisik külge, et see... Okei, cool. Näepidi pealt või tegid kõrva järgi? Tääbide pealt ikka. See oli kusjuures üks sõber nagu soovitas, kes oli ka just parasjagu hakanud mängima, et kuule, siuke programm on vaata olemas, ja siis minu jaoks oli see nagu eriti kõva variant, vaata. Ja pluss veel netis nagu sul on väga paljude lugude nagu noodid võtta, mis on küll inimesed ise teinud, et tihti nagu ei ole õiged, eks ole, aga sa saad nagu mingi suuna kätte, eks, et kui sa vaatad siuksest nagu vaatepunktist, et sa ei tea kitarrist midagi, eks. Võtad selle kätte, et kuidas see lugu nüüd käib, et sul isegi ei ole ettekujutust, kuhu suunas sul käsi liikuda võiks, on ju. Et siis sa võtadki selle tablatuuri, võtad ette, seal on väga lihtsalt vajuta selle keele peal number, mis iganes 6 vahesse, eks ole, oma näpp, ja on see õige noot, et lihtsamat seletust nagu ei saa tegelikult olla selle pilli õppimisele. Sa soovitasid mulle. Et see ongi põnev, see on selles suhtes põnev, et vaata, mina olin esmalt, mul ema mängis klaverit, meil oli klaver kodus, et mul ei olnud kitarri või akordionit, minu jaoks tundusid need haruldased pillid olevat. Aga meil oli klaver ja ma mängisin alati klahve ja siis sealt tuli ka see nagu elektrooniline muusika, te kõik kuulajad, vaatajad juba teate seda, et kust nagu minul see alguse hakkas, skipime veidi ja siis tuligi see hetk, et kus ma olin seal 20 aastased, tegelikult ma olin nagu ennem seda juba aastaid ma tahtsin kitarri mängida, aga mul ei olnud nagu seda, et kuidas raha ei olnud, kõike muud, läksin Soome, tundsin Olle, et kuidagi tekkis meil siuke nagu huvitav kokkusattumus, et Ollel oli üks kitarr üle
Jah. mida ta nüüd hetkel tagasi igatseb, millest põgusalt siin just ennem vestlesime, ennem kui me siin kaamerad tööle panime ja salvestama hakkasime. Aga et jaa, ma nõustun sinuga 100%, et selles mõttes see on nagu siuke hea guideline, mille mööda minna. Et sul ei ole see ongi sinu õpetaja, et ta nagu seletab sulle, kuidas tääbe nagu lugeda. Kui sa nagu oskad lugeda numbreid 1-12, 0-12, eks ole, või siis 24, siis sul on kõik olemas selleks, et võtta see pill kätte ja saada sellest asjast aru, eks ole. Et kõige loogilisem ongi see, et võtta pilli kätte, kui sa vaatad seda pilli niimoodi, et sul on nüüd keeled ees, eks ole, siis täpselt selline näeb see pilt välja sul arvutis, et sul on sinu arv keeli ja seal on number. Kõik nagu, mis, see ei saa ju olla siuke utoopia, eks. Jah, aga rääkides nagu just sinu nagu selle, et sa samamoodi tegid Sony peal muusikat, eks ole, et Influence oli veitsik elektrooniline kohateene, siis sa läksid pilli peale, kitarri peale, hakkasid rohkem siukest karedamat muusikat, lihtlabaselt öeldud tegema. No see kirjeldab nii, nagu ta on. Ja siis mingi hetk, eks ole, kuna ma sind tean, siis sa hakkasid ka nagu huvi tundma süntesaatorite vastu. Absoluutselt. Et mulle pakub nagu huvi, ise olles siuke elektrooniline inimene, aga maitsin väga selline elektrooniline inimene. Meile kindlasti pakuks huvi see story, et kuidas sa need pillid endale leidsid ja kas on kindel pill, mille sa endale leidsid või üleüldiselt sulle meeldib analoog süntesaatorid või digitaal, et kirjeldagi meile veidi seda, et mis sul nende juures meeldib ja kõige rohkem nagu meeldib see, et sul on nagu aparaat, mis saab teha heli nagu mida sa ette kujutad, eks ole. Et kõik on, sulle antud nii palju võimalusi, et sa keerad neid nuppe õigesti ja sa võlud sealt välja soundi, mida ei ole ennem olemas olnud, nagu nii öelda, eks ole. Et see on nagu üks asi, aga teine asi on eks pigem see, et kui jälle tuleme tagasi nende mängude juurde, eks. Et vaata, paljudel mängudel on nagu päris lood, mis on litsentseeritud, on ju mingi, ütleme, motocrossi mäng, sul on seal mingi hunnik bände, kes on oma looga panustanud, eks. Aga on ka mänge, mille jaoks on ju spetsiaalselt muusika kirjutatud. Et tihti niisugustele mängudele on lähenetud nagu selles helipildis siis vähe teistmoodi. Et sa sealt nagu kuuledki mingeid sounde, mida ütleme näiteks, kui sa kuulad Metallicat, Cannibal Corpse'i, Black Sabbathit, kõike, mingid tuntud nimesid, et igaüks aru saaks asjast, on ju, et kui siukest kompotti kuuled, siis seal sa ei kuule mitte kunagi niisuguseid pille. Et siis nagu tekibki see väike nagu huvi, et okei, et see on nagu hoopis teistsugune muusika, et algul nagu mõtled küll, et mis ta on siis, on ju, et mängid muidu kitarri, eks ole, sa paned sinna vaeva alla, sa õpid mingi instrumendi ära, sa oskad seda vägev, eks ole, et mis see arvutis nagu klikkimine siis on ju, aga võta ja tee, eks ole. Et siis sa nagu saad aru, et see arvutis klikkimine on niimoodi, et rohkem siis nagu jääb asi selle taha, mis su kõrvade vahel toimub, et see klikkimine, kui sa jätad nagu selle siis, ütleme, lihasmälu asjast välja, on ju, et see lihasmälu ei ole ainult muusika, vaata, et ikkagi sinu pea on see, mis toodab selle loome, mida sa hakkad nagu tegema, on ju. Lihtsalt sinu tööriist on arvuti, on ju. Et kui sa nagu nüüd klikke värke seal natukene avastad ja õpid ära, kuidas mingeid sound asju teha, eks siis see nagu tääbidel lugemine. No jaa, täpselt, et see nagu süvendab, sa nagu lähed sinna rohkem sisse. Ja ühelt maalt oligi see, et siis kuna mänge ja asju mängides, siis see muusikaspekter nagu järjest nagu rohkem laieneb, on ju. Siis, sest et kui mäng on äge, sa mängid seda olenemata, mis must seal on, sest et muusika sa saad alati kinni keerata ja mängida enda muusikaga. Jah, täpselt. Et aga teinekord on seal nii vägevat biiti ja siis sa avastadki nagu uusi žanre, nagu näiteks keegi ongi kokku pannud, ütleme Mick Gordon, et kõige uuem tuubimäng, sa paned nagu kokku siukse eriti tumeda süntesaatori pluss metalli, eks ole, kidradega. Jälle mingi uus teema. Ja või no näiteks tegelikult, vaata, kindlasti sind jälgivad inimesed või sinuga samuti mõtlevad inimesed saavad väga hästi, mis sa praegu kirjeldad, aga näiteks ka sellisele täiesti teisest seina inimesele seda seletada, tegelikult mulle alati meeldib tuua näiteks Rammstein.
ma just tahtsin öelda, et see jäi nagu nimekirjast ja välja. Sellepärast, et Rammstein oli see, kes samamoodi ju elektroonilist segas, aga teistpidi, nad ei seganud süngelt. Kõik nende meloodiad, mis oli elektrooniline, oli pigem ilus. Pluss veel, sinna komponti võiks Prodigy panna, sest et see on nimi, keda kõik teavad. Ja selles mõttes küll, nad teevad teistpidi jälle. Nad teevad teistpidi, aga neil on ikkagi samad elemendid, et nad on seganud nagu siis kitarre ja metalit pluss nagu mingisugust hard nagu... Prodigy'ga ongi nii, et... Korraks kaangasid, ärge põdegi. Usual. Ongi nagu, tolle eest oli nagu kutsutud ka vaata punkil elektrooniline selline andmine, et... Absoluutselt. Aga ta on oma näoga ikka. Ta on elektroonne, aga siin ongi, et teda nii-öelda karmimaks teha, siis ongi sinna lihtsalt toodud instrumendid. Noh, aga vaata, kui nüüd mõelda nagu sedasi, et kuskilt maalt hakkab metal, kus maal see metal siis nagu seguneb süntidega ja kuhu see žanr järjest nagu edasi viib, eks. Et ma ei kujuta ette, mis see peale nagu Rammsteini on nagu siuksed kõvemad nagu bändid, mida kõik inimesed võiksid teada. Eesti inimeste jaoks võib-olla tooks välja siukse bändi nagu Freak Angel. Et nemad nagu teevad sellist sügava elektroonikaga nagu tumedat metalit nii-öelda. Et see on kindlasti asi, mida tasub nagu uurida. See võib-olla kõlab algul nagu veidrana, kui sa ei ole varem kuulanud siukest muusikat, sest et ta on nagu ehmatus, sest et nad on, sa ikka saad saapaga näkku selle soundi ja kõige selle muuga. No üks näiteks, keda sa kindlasti tead, on Combicrest, vaata. Absoluutselt. Kes on siirunud ka, ütleme nii, et viimased albumid rohkem isegi metalliga, sellise karmima poolega. Selles mõttes, et nad kunagi olid puhtalt nagu selline EBM ja mis jäi ikkagi rohkem nagu elektroonseks, et aga jah, selles mõttes ajaga ongi sinna poole läinud, et ja sellest ongi lihtsalt kujunud selline jah, metal rohkem, et isegi elektroonne pool on nagu pigem tahaplaanile jäänud rohkem isegi. Aga see on nagu äge minu arust, sest et vaata, on ka bände, kes teevad hoopis vastupidiseid lükkeid. Toon kohe näite näiteks Daft Punk, eks ole. Kuula nende nagu esimest kraami ja kuula nende viimast kraami, et seal on nagu meeletu vahe, mismoodi nad nagu toodavad. Ja vaata Daft Punki puhul, vaata mina kui selline tohutu Daft Punki armastaja, tegelikult mis nad tegid, mis on hästi põnev, on see, et algselt nad olid õudsad sellise nagu fungi fännid ja disco fännid, aga nad ei osanud ise luua ju sellist mussi. Nad küll alustasid nad tegid bändi ennem Daft Punki ja sealt nad said ka oma nime Daft Punk, sellepärast, et nad tegid mingisugune kriitik siis nii-öelda nagu ütles nende kohta, et it kind of sounds like Daft Punk. Ja siis nad läksid nagu selle peale üle, et nende roots oli tegelikult see, mis nad nüüd lõpus tegid, aga nad ei suutnud, võib-olla nagu nad hakkasid sampleldama, nad ju samplesid kõike seda ja samplesid geniaalselt seda ja lõid mingi hoopis muu stiili ehk French House, võiks öelda, et nad on kohati selle pioneerid. Ja siis lõpus jõuda oma nagu elutööga sinnamaale, et aga nüüd me teemegi seda materjali, mida me sampleldasime Nile Rodgersiga ja selliste inimestega, et see on fenomenaalne. Minu meelest paljud inimesed ei saa sellest aru, nagu just tavakuulajad või need, kes mainstreami kuulavad, et miks Daft Punk nüüd tegi sükest asja, see on nii mõttetu, Random Access Memory tuli välja, et see on nii pointless, see ei ole nagu trooni muusika, mis nad tegid, vaat, et see on küte. Aga reaalsus on see, et kui sa neid jälgid, siis sa peaksid, ongi see, et sa elad neile kaasa, nad jõudsidki sinna maale. Et see on äge. Aga siinkohal ütlen ma ka siukse asja, et asi, mille peale vaata siis tavakuulaja väga ei mõtle, eks ole, on see osa, et kui sa ise teed seda mussi, sa oled ise bändis, eks ole, sul saab enda kraamist ka üks kõrini, et sa tahad nagu kombata uusi kohti. Ja on nagu artiste, kes teevad muusikat siis vastavalt rahvale, on ju, et mis meeldib rahvale ja on muusikuid, kes otsustavad, et nii, nüüd järgmine asi, mis me teeme, meil on täitsa savi, mis asjad arvate, me teeme seda, mis me tahame, eks ole. Jaa, täpselt. Et mina arvan, et see oli nagu see Daft Punki lüke, et nii, nüüd on see aeg. Teeme nüüd siukse albumi. Ja vaata, mis juhtus. Täpselt. Et selles mõttes, et see ei backfire. Aga sellise näitena ma näiteks tooks välja siukse huvitava bändi nagu King Gizzard and the Lizard Wizard. Et see on nagu bänd, kes toodab lihtsalt nagu maast laeni spektris mussi nagu. Okay. Nad on väga aktiivsed. Absoluutselt, neil mingi 4 albumit aastas nagu põhimõtteliselt. Ulme, ma olen jälginud nende asju. Jaa, väga hullud vennad on, et nad kompavad ikka väga paljudes kohtades nagu, et need on üks muidu mis nad teinud on siuksed mikrotoonal, mingi veider funk, me isegi ei oska seda žanrit kuidagi nimetada, sest nad teevad nii omanäolist asja,
ja siis üks hetk põmm, albumi täis metalit lambist. Et nagu, mis aga see on ju, oleme ausad, tegelikult loomingulise inimese unistus. Muidugi, kui ma saan, täpselt, et kui ma saangi teha nii, kuidas see impulss mul on, et nüüd ma tahan nii luua, nüüd ma teen. Absoluutselt. Et see on ka üks põhjustest, miks ma nagu paratamatult olen loonud endale mitu pseudonüümi, et mul oleks võimalus nagu vabalt seda teha. Võtta. Ei tohi endale käsi ette panna. Kui sulle tundub, et okei, et ma tahaks nüüd segada siia seda, aga siis ei sobi selle komplektiga kokku, siis ongi see koht, kus sa saad nüüd ajada laiali ja nüüd see on siin omaette teema. Et kuidas iganes see nagu komplekteerida, aga samas minul kui endal nagu, kui ma teen mussi, siis tegelikult ma ei mõtle nagu seda, et nüüd kõik need lood peavad omavahel sobima sinna mingisugusesse kohta, eks ole, sest et minu jaoks on see, et iga lugu on omaette nagu rännak, vaata. Jaa, täpselt, kõik stoorid on nagu erinevad. Täpselt, ma olen sinuga selle koha pealt nagu sama meelt ja näiteks tulles mulle meeldib siin promoda enda debüütalbumit, mis on alles tegemisel, vaata. Et selle albumi tegemise käigus oli mul täpselt sama protsess ka, ja inimesed, kes on saanud seda kuulata, sina oledki natukene vilksamisi seda saanud kuulata, teised põhjused on olnud veidi rohkem saanud kuulata, Hans eriti palju selle koha pealt, et Hans oli selle protsessi kõrval kogu aeg, ta tuli hommikul, sõitis minuga tööle, kuulas neid autos üle. Sunniviisiliselt. Lihtsalt sinu kõrvalt kohustatud neid. Jaa, täpselt, jaa. See oli huvitav protsess, ma õppisin läbi selle kuulamise nagu endalegi asju juurde. Jaa, täpselt, et see on äge, see on sama asi, et kus maagi tahan jõuda, et selle poisi vend, kus juures miksib ja masterdab mu muusikat, ta on ka siuksest kohast pärit, ma ei tea, kas sa tead, Mait oskab paremini rääkida, kes on Andrus Valtenberg, et äkki oled kursis ja siukeste bändidega nagu... Ma arvan, et algusaegadest vaata seal ütleme 97 või seal elektroonilise muusika bänd Pharmaculigans, kes oli tol ajal trummipassi selline lipulaev Pärnus eriti. Ja siis seal 2005 selline bänd sai kokku nagu Sex Machine. Seda ma isegi tean. Oi, aga meil on sulle selles mõttes ikka põgusalt näidata ka televiisoris nagu... Väike meenutus, jaa, et... selle aja peale selline ühe loo peale, mis sai videogi kokku, et... Jaa, et see... Oota, ma pean siin... Jaa, julgelt, tunne ennast kodus, naudi. Loodan, et kõik asjad nagu toimivad. Peaks telekast tulema, jaa. Ei ole hullu, saabki siit ja... Oota, ma saan ära vahetada siit vist. Pärnu haigla represente. Et põgusalt siin rääkida siia juurde ka on see, et ma arvan, et me seda nostalgiaringi siin lõpuni ei vii, aga... Ei põhiliselt väikse nagu ülevaate sai. Jaa, täpselt ja... Ainuke asi, ma arvan, et mis nagu Ollega selle konkreetselt kokku viib, on ju täielik industrial metal. Jaa, täpselt. Absoluutselt. Ja täpselt, aga ma tahakski nüüd tulla sinnani, et see sama üks loo autoritest on selle poisi vanem vend,
kes siis ka miksib minu muusikat ja tulles paralleelselt selle jutule, mis Ants mainis, et ta sunniviisil kuulas, või tähendab, teie mainisite, et Ants kuulas sunniviisil minu albumi protsessi ja õppis selle käigust enda loomet tegema teise külje pealt. Samamoodi see tüüp inspireeris mind, kui ta miksis ühte minu ja Elise lugu OML-i aastaid tagasi ja selle käigus ma õppisin ka tohutult palju tema kõrvalt. Lihtsalt puhtalt sellest, et kes ta on, kuidas ta asju teeb ja mis vaate või mis nurga alt nagu, et see on nagu äge, et me... Kõik need teadmised asjad lihtsalt kuidagi kanduvad üle, kui sa loomulikult inimestega ringi käid, suhtled ja teed asju, et seal on nii kõva teadmiste vara olemas. Ja, sest vaata, kui sa nüüd võta kokku, kui palju on olemas kuulsaid üksikartiste, eks ole, kes nagu individuaalselt loovad kogu oma muusika ja esitavad ka seda üksinda, eks ole. Et mõtle, kui iga kord, kui sa paned komplekti selliseid inimesi kokku, siis sealt tuleb nagu midagi. Et see igal ühel on midagi panustada. Et mida nagu värvikirevam see või mida erinevam see punt siis on, nagu on. Toome näiteks nagu selle, et kunagi tegime Kaarli ja Mauksiga tegime sükst asja nagu Mauks Sucks and the Cox oli bändi nimi, võtta. Ja siis see oli nagu siuke spontaanne projekt, et see sai kunagi noortekas kokku pandud niimoodi, et tuli nagu siuke hullumeelne mõte, et kuulge, teeme see nädalavahetus siukse ürituse, et korjame mingid suvavennad kokku, et kes oskab mis pilli mängida, lähme teeme 3 tundi proovi ja siis sealt lähme otse lavale, kui kell on nagu õige, vaata, ja lavase kohal. Ole vait. Ja sedasi nagu sündis meil nagu see punt, et seal oligi, et mina kidraga, Kaarel bassiga, Mauks oli sünt ja tegi räppi ja siis olid 2 tšikki, kes nagu tegid laulu ka, on ju. Nii, räägida, see pakub huvi. Ja siis nagu juhtus siuke huvitav nagu komplekt, kus lihtsalt Mauks viskas letti mingi hunniku biite, kuhu me lihtsalt jämmisime midagi peale, katsusime meelde, et mida me mis loo ajal tegime, on ju. Ja siis põmm lihtsalt kohe uksest välja otse lavale, vaata. Elus esimest korda näed Mauksi, kuule, teeme mussi, tavai, teeme mussi. Nagu otse lavale, eks ole, siuke tutvumine, vaata. Kuidas see live muidu läks? Oi, see oli vägev. Ja, sest et see oli nagu, meie võtsime seda, kui lihtsalt kampmuusikuid said kokku ja tegid jam sessioni, eks ole. Lihtsalt me tegime seda uuesti, aga laval kohe. Ja siis nagu Mauksi poolt oli biiti ja... Mauksi poolt oli biiti, natuke räppi, ma lihtsalt panin kidra, mis iganes rütmikaid, väikseid efekte, asju, et siuke, ütleme, üks tugev mõjutaja ühtselt siis tervel kambale võis olla Massive Attack. Sest et siuke trip-hopi nagu teema. Ja, vägev. Aga tulles selle bändi juurde selles mõttes, et kas te seda sama kontseptsiooni jätkasite ka veel? Jaa, me selle pundiga tegutsesime päris pikalt veel ja siis, aga ta nagu vaikselt nagu kahanes, eks ole, et igasugused huvid lähevad lahku ja nii edasi, on ju, et see, mis me nagu see live-set tegime, siis nagu see tegelikult oligi, ta oli nagu siuke hea seeme, nagu mis hakkas idanema, eks. Aga samas see komplekt oli selline, et sealt edasi hakkasid nagu teised asjad tulema, et kus nagu läksidki need arvamused nagu lahku, et me ei tahtnud enam seda täpselt sama asja korrata, vaata. Et näiteks täpselt see teema, et toota nagu samasugust mussi järjest kogu aeg. Et meil oli see, et okei, nüüd me tahame minna nagu seda teed ja siis kui nagu kellelegi ei sobi, või ütleme niimoodi, et see oli siis siuke hääletamise teema pigem, et kes on poolt ja kes ei ole, et kuhu suunda me nagu liigume asjaga. Et nagu sorry, et kui ei sobi, siis mis me nagu teha saame, vaata, on ju. Sa ei pea ju sunniviisiliselt osalema, eks. Jah, seda küll. Lõpuks see nagu asi taanduski niimoodi sinnamaale, et meil oli vist oli vahepeal üks trummar ka ja ma ei mäleta, kas see meil oli ainult prooviruumis või see jõudis kuhugi lavale ka. See oli tõesti ammu aega tagasi. Sellest mingit videomaterjali ei ole kuskilt. Vist ei ole, sest et vaata, need on siuksed hetked, kus sa ei mõtle nagu mingi asja jäädvustamisele, sa teed seda, eks ole. Aga nagu sellest nagu igatahes hetkest nagu olemegi alles jäänud mina, Kaarel ja Mauks, on ju. Ja siis me tegimegi mingi komplekti lugusi, millega me käisime nagu esinemas päris mitu korda, on ju. Ja siis ma ei mäletagi, mille tõttu meil see asi nagu katki jäi ja igatahes meil jäi see tegemine pooleli päris pikaks ajaks. Ja siis ta jäi üldse katki. Ju vist oli asi ka selles, et kõik kolisid laiali ja hakkasid mis iganes. Elu hakkas nii, et me kõik oleme olnud selles olukorras. Aga nüüd on nagu see, et terve see aeg, kui me oleme kõigest nagu eemal olnud, vaata, siis kõik on igasuguseid uusi asju õppinud juurde. Nii muusikas, nagu kuulamises, žanrites, pillides, värkides. Et nüüd vaikselt nagu
tõmbame jälle otsi kokku tagasi, et midagi vägevat teha. Et nii, et teete midagi nii-öelda põgusalt. Ütleme niimoodi, et praegu teeme lihtsalt jämmi. No olete 11 nii-öelda uuesti leidnud. Ütleme, me ei ole nagu 11 kunagi kaotanud, lihtsalt me otsustasime, et me lepime nüüd sellise kohtumise aja uuesti kokku, et 10 aastat pausi on vist okei, vaat. Ja, ei arusaadav. Ei vägev, aga kas te selles mõttes, kui te seda nagu kogu kontseptsiooni nagu pidasite, et davai, et nüüd ma ei tea, tinistame mingeid pille 3 tundi järjest, proovime seda, toda ja seda, eksperimenteerime, nüüd lähme lavale. Kas te nagu teeniste selle pealt mingit tulu ka mingi hetk? Ai, see oli lihtsalt puhtalt for fun nagu. Jah, aga äge, selles mõttes väga äge. Ma ausalt öeldes ma ei mäleta nagu seda, et kas seda nagu full kontseptsiooni, et kas see oli üldse mingi piletiga üritus või see oli lihtsalt siuke, et teeme, tulge, vaata. Ma mäletan, et me tegime, meil oli fun ja ei, vägev, selles mõttes see ülimalt äge kontseptsioon tegelikult. On. Seda nagu iseenesest, seda võiks korrata, aga vaata, see on ka siuke kontseptsioon, et ta peab toimima nagu selles õiges keskkonnas ja õige rahvaga. Sest et kui sa nüüd, ütleme, võtad selle sama asja ja teed seda kuskil nüüd, ütleme, kohaliku sööklubis on ju, et sa nagu reklaamid välja, et nüüd astub lavale eks ole keegi. Ja siis ta ei astu. Mitte, et isegi, et ta ei astu, aga vaid seal on nagu see, et kuna tegemist on nagu puusalt panemisega, siis seal on väga palju ruumi nagu äpardustele, on ju. Et kas sa nagu siukest asja tahad niimoodi esitleda, et meil miks ta toimis oli see, et see oli noortekeskus, kus nagu iga päev toimus nagu mitmeid bändiproove, kus maja oli muusikuid täis, eks ole. Ja see projekt oligi enam nagu pigem nagu sellele, et kõik seda maja külastavad siis nagu inimesed, kes tegelevad muusikaga, isegi nad ei pea tegelikult seal majas sellega tegelema, vaid kes iganes, kes käivad seal hängimas, kes on tuttavad teemaga. Ehk siis kõigile noortele muusikutele tol hetkel. Nemad nagu tulid sinna kohale ja me siis nagu presenteerisime lihtsalt ühte huvitavat ideed, mis nagu meil kamba peale tuli. Aga rääkides noortekeskusest, et kaua sa seal tegutsesid? Kirjelda seda protsessi veidi, et ja näiteks kas oled ka nüüd, ma ei tea, ise ausalt öeldes, andke andeks mulle, kui ma midagi mööda panen, ma ei tea, kas noortekeskus üldse eksisteerib praegu? Ikka. Okei, selge, et ma tahaks... Seda ma tean, aga ma väga nagu palju kursis nagu ei püsi nende tegemistega, sest et seal vaata tekkis nagu üks hetk selline nagu pööre siis, ütleme, noortes endis. Ehk siis see põlvkond, kes too hetk seal nagu olid, kui ma seal majas nagu ise majandasin, kõik see algas nagu sellest, et ma läksin ise ka sinna bändi tegema. Et kõik see nagu keskkond oli seal võrdlemisi ainult muusikud, või siis muusikute homid ja nii edasi, et siukseid tänavalapsi, mulle endale see termin väga ei meeldi ausalt öelda, aga on siuke termin nagu tänavalaps. Ikka võib nii öelda, jah? Lihtsalt nagu kuna ma olen seda nagu tööd teinud, siis mulle nagu tundub, et see on, tal on miskipärast ikka halvustav nagu... Alatoon. No seda küll, tal on see külg, aga võib küll nii öelda, et... No, aga kõik saavad kahjuks aru sellest, õnneks või kahjuks saavad sellest terminist aru, et selliseid nagu lapsi oli lapsi noori. Tol hetkel oli seal majas nagu vähe, sest et enamus olid seal, ütleme, mingi... julgeks öelda 14 kuni, ütleme, 25, võib-olla mõned üksikud ka mingi 30 ja pluss, on ju. Et enamus oli ikkagi siuke koolis käijad, on ju. Et kuna nagu nemad seal nagu majandasid, siis mis ma nagu tegin seal algul mussi ise, hiljem olin seal nagu tööl ja aitasin nagu kõikidel noortel seal bändiproovi teha, tehnikat tundma õppida, mis iganes, soundi keerama, kõike siukest. Aga kas rääkides nagu tehnikast ja soundi keeramisest, et kas see tuli ka sul siis nii-öelda kogemusest seal tööd tehes või olles? Absoluutselt. Okay. Sest et vaata, see oli üks siuke töö, mida sai teha nagu siis, ütleme nii, et ma sain nagu teha selle töö ajal neid asju, mida mulle meeldib ka vabal ajal teha, eks ole, ehk siis näiteks muusikat mängida, aidata inimesi sellega, eks ole. Et kuna nad seal majas nagu olid, siis minu nagu töö oligi see, et nagu kõigil vendadel oleks kõik väga timm, on ju. Pluss nagu pakkuda meeldivat seltskonda. No täpselt, selles mõttes ka mina vilksamisi, mul oli, meil on seal, oli tol hetkel oli üks ühine tuttav, keda me koos teadsime ja sel ajal ma sind nagu nii lähedalt ei teadnud, aga ka sel hetkel sa ikka andsid seda energiat, et sa oled soe, tore, meeldiv inimene, et selles mõttes, et see toimiski, et selles mõttes, et komplimendid sulle, et aitäh. Ausalt, et seda ma mäletan. Aga vaat seal oligi see hetk, et miks ma nagu seal ära lõpetasin. Ma arvan ise praegult, et ma tõenäoliselt teeks seda asja tänase päevani edasi, kui
see nagu kehtiks, eks ole. Aga see ei kehti kahjuks sellepärast, et see sama põlvkond, kes tol hetkel seal majandasid, kui neil tekkis nagu hetk, et koolid asjad said läbi, eks ole, siis ikka minnakse igale poole mujale linnadesse, ülikoolidesse edasi elama. Tänava pealt minnakse minema. Ütleme niimoodi, et see nagu selle siis žanri all ma mõtlen siis nagu noorte bändide tegemist, on ju. Et selle žanri inimesed siis nagu rändasid laiali Pärnust. Ja siis jäi see tegevus nagu võrdlemisi tahaplaanile. Ja pluss oli see, et mis aitas kaasa, et Nortekas oli üks väga vähestest kohtadest nagu Pärnus, kus sa said põhimõtteliselt alati leidus hetke, et tule tee proovi, vaata, on ju. Kui mitte kuskil ei ole aega või ei ole võimalusi või on sul on vähe raha, vaata, on ju. See on noortekeskus. Me ei tegele seal mingisuguse koorimisega. Ja selles mõttes, et täpsustada võib-olla vanemat generatsiooni, et me räägime sellest ajast või perioodist, kui see keskus juba oli kolinud üle jõele. Jah. Mitte see aeg, kui ta on Maximaga. No seal, kus nüüd vanasti oli Totšee, vaata. See oli see aeg, kus ma nagu ise läksin ka sinna ja kus ma tutvusin kõigi nende inimestega, keda ma tänaseni tean, on ju. Aga võt seal oligi nüüd see, et kuna need muusikud siis rändasid sealt majast minema ja see maja muutus järjest rohkem selliseks nagu siis abi vajavate, nad ise ilmselt ei tea, et nad vajavad mingisugust abi, on ju. Aga ütleme niimoodi, noored, kes ei suuda olla nagu chillid, kellel on vaja kogu aeg mingite sigadustega tegeleda. Et ütleme, seda sorti kontingenti nagu tekkis sinna rohkem. Ja mul nagu lihtsalt, ütleme, tuleb nagu siis puudu seda kannatust ja teadmist, et tegeleda ainult selle kontingendiga. Siis ma pigem andsin nagu too hetk selle tõrviku üle inimestele, kes päriselt tahavad seda teha. Kellel seda leeki on. Sest et minul nagu oleks need inimesed ka huvitatud muusikast, on ju. Palun, tegeleme, võtta. Aga kui see on mitte muusika, siis ongi see, et ma pean rakendama ennast väga spetsiifilisest nagu küljest, mis on siis minu jaoks tekitab seda situatsiooni, et kui see tööpäev saab läbi, siis sa nagu, ütleme niimoodi, et sa nagu võtad suure koorma omal kaelast ära ja paned maha ja sul on nagu eks ole, et see nagu, see tõmbab vaimselt ikka väga läbi. No see ei nautinud enam seda protsessi. Selles mõttes, et see ei olnud enam selle peale tööd seda koormat maha ka võtta, sest kui need inimesed on nagu väga suurtes sigadustes, siis sa võtad selle kõik endaga kaasa ka. No muidugi, see on ma ütlekski nagu selle peale, et minu jaoks see nagu koorem läks juba nagu nii suureks, et ma lihtsalt ei jaksa, et mul ei ole nagu mõtet ennast nagu kulutada seal, kui ma tean, et on inimesi, kes saavad sellega paremini hakkama ja tehes seda hea meelega, eks ole. Et palun, et see nagu mitte midagi nagu halvustavat nagu selles osas, aga lihtsalt ma arvan, et minu aeg nagu lihtsalt sai otsa seal koha peal. No arusaadav, kõigil on. Ta nagu ei toitnud mind vaimselt enam nii palju, kui see eelnev osa, mis oli muusikaga seoses. Aga vaata, mulle tundub, et vaata, rääkisime sellest, et vanasti ta oli Tšee on ja seal. Aga selles mõttes, et see kõik on nagu teistsuguseks läinud, et vanasti oli see, kus nagu pungid tulid, tegid proovi kõike värki on ja selles mõttes keskkond ja siis oli nagu kõik teistsugune on ja aga kui ta muidugi aastad ja värgid oma töö teevad on ja et kui ta sinna läks, siis selles mõttes ta ei olnud enam kaks erinevat asja et siis on nagu lihtsalt koht teaksegi selleks, et mis ta eesmärk tegelikult on, et nimevahetus kõik, et noortekeskus ja kõik see täiesti muutus. Vaata, asi oligi selles, et ma võikski välja tuua, et vaata, me oleme enamjaolt peaaegu sama generatsioon, et siin paar aastat sinna tänna, et lihtsalt meie jaoks ammendus see. See oligi see, et et vaata, meie generatsiooni jaoks oli see, et nagu see ei ole see hingamine, mida ma tahan. Aga vaata, täpselt samamoodi on, ütleme, peale seda, kui need inimesed läksid ära, kes tegid muusikat, on ju, ja kes sinna tol hetkel tulid, nemad on nüüd siis praegu sellises vanuses mingi 20+ või rohkem, on ju. Et ilmselgelt neid ei koti ka see, mis praegu võib-olla seal toimub. Ei, no ilmselgelt. Ma võib-olla väita ei saa, ma ei tea. Aga ma prognoosin midagi sarnast, sest see on täiesti normaalne. See ongi nagu evolutsioon või nagu see ongi see inimese areng, et sa kasvad kogu aeg. Ja see... Ei, no ma arvan küll, et selle koha pealt, et ta nagu nimi ütleb noortekeskus, et muidugi ma arvan, et ta nagu aitab, et ongi see, et kui nagu kuskile minna või otseselt jah, et minna ei ole ja et kuskil oleks nagu mingi väljund näiteks, kus
muusika on ja mingid Vaata, pillid, asjad, et sa saaks kuskile minna ja mingid tutvused ja et see oleks esimene lüli vähemalt või mingi pääsetee inimesele näiteks. Üks oluline aspekt seal osas veel oli see ka, mis jäi enne mainimata, et Nordecal sellel uuel hoonel siis, tegelikult vanas sai ka, aga uuel olid nagu tuntuvalt paremad tingimused siis nagu kontserdite tegemiseks. Et kuna seal majas on kõik see tehnika olemas, on ainult lihtsalt too toast välja, pane lavale, eks ole, siis see tähendas seda, et absoluutselt iga hetk, millal sa tahtsid, sul oli võimalik korraldada bändidega kontserte. Kõik see samad bändid, kes seal majas nagu käivad proovi tegemas, alustavad muusika tegemist, eks ole, on mingi komplekti valmis saanud, siis meil on nagu esimene asi kohe see, et meil on lava, tahate esineda, vaata. Et see on nagu kõige ägedam viis minu arust, kuidas saada seda esmakogemust laivis, vaata, on tuttavas keskkonnas, vaata. Selle koha pealt on küll suur muutus et vanasti ju selliseid asju ei olnud, et mingi kõlar seal on ja ütleme asjad suht niimoodi suvaliselt on ja siis oli see, et vennad ise vaata, kes jagavad värki, ühendavad ära ja suht selline, et tuled mingi oma tavaariga kohale ja mingid spiikrid asjad on, davai ühendame ära on ja aga praegu on konkreetselt nii, et ikkagi suur PA on ja konkreetselt lava ja isegi selles mõttes jah, et kõik on nagu ette antud. Jep, aga vaata seal, miks see nagu äge on, sest et sa saadki vendadele anda kohe nagu mingisuguse kogemuse, millega nad saavad sealt majast minna välja, ütleme, mis iganes kohta esinema, eks ole. Sest et asi, mis on, kuna ma ise olen ka palju käinud erinevate projektidega laval, siis esimesed korrad, kui ma üldse nagu seda tegin, ma mäletan, mis oli siuke natukene võib-olla ärevust ja hirmu nagu tekitav on näiteks soundcheck, vaata, sest et sa ei tea, kuidas käituda seal. Et kui nagu helimees ütleb sulle, et davai, et tee mikrisse vaata häält, ta tahab keerata paika sinu soundi vokaali jaoks, siis on inimesed, kes lähevad mikri juurde, teevad nagu et nagu tegelikult mida helimees tahab, ta tahab kuulda seda, mida sa teeksid kontserdi ajal. No täpselt. Et samamoodi pillimänguga, et on tüübid, kes natukene midagi katsuvad absoluutselt selle väline, mida sa hakkad nagu tegema. Ja täpselt nagu meil siin, täpselt nii nagu meil siin podcastil, et Hans, palun räägi. Tere. Aga siin tulebki see, et mis mõte nagu seal kõigil on, et nagu et nagu noortekeskuses on, vaata, et võimalused on antud, et isegi väike lava on ehitatud ja kõik on ja et seal ongi kõik suurelt, et ongi alguses niimoodi, et ütleme nii, et jah, inimene, kes on väike, tuleb, on ju, ja julgegi midagi suurelt teha, on ju, et oma häältki ei julge seal kuskil välja öelda. Aga see ongi, ma arvan, et sealt lihtsalt läheb natuke aega, kus inimene avastab, et tõesti nagu nii suured võimalused on antud ja et mingi areng nagu väiksest lavast suur lava kuhugile liiguks. Aga see oligi nagu minu jaoks üks hästi nagu oluline asi, mis minu jaoks nagu määrab väga palju, kuna ma ise pidin ka olema helimehe rollis, et siis ütleme niimoodi, et ma katsusin enda nagu mugavusi paremaks lihvida, vaata seal rääkides tüüpidele, kuidas peab soundcheckis nagu käituma, sest et tihti on nagu neid situatsioone, kus sul tuleb võõras bänd, keda sa pole kunagi kohanud, sa pole neid kunagi näinud, sa ei tea nendest mitte midagi, sa isegi võib-olla ei tea, mis muusikat nad tegema hakkavad, eks ole. Et ütleme, et on tulnud palju üritusi ette, kus ma olengi läinud lihtsalt... Räppi-üritusel, aga tegelikult on rock või? Ei, mitte nagu seda, pigem on lihtsalt see, et sa ei tea, mis žanr tuleb, aga sa lihtsalt tead, et sul on mingi arv mikrofone laval ja sa pead nendega majandama, vaata, on ju. Et mis iganes projektid, aga selle käigus nagu tekivad näiteks situatsioonid, kus sa õpid. Umbes bänd läheb lavale, et sul on soundcheckiks, ütleme 15 minti aega, on ju. Aga kui nagu tüübid lähevad sinna ja kõik hakkavad korraga oma asju tegema, see on kõige haigem katastroof, mis olla saab. Sest et esiteks helimees peab karjuma ennast segaseks, et kõik vennad jääksid vait, et ta saaks nüüd aru, keda ta kruttima hakkab, on ju. Et see on nagu distsipliin tegelikult, et see peab olema omas järjekorras, et vahet ei ole mis järjekorras, aga mitte kõik nagu korraga suval ajal, vaata. Sest et ma ütlen kohe, trummarid raisk. Te ei pea jämmima laval kogu aeg soundchecki ajal. Ja nemad oskavad, vaata. See ongi, trummarid tulevad kohale, panevad kõik paika, vaata, et kõigist ülekaalus on, et
oma asja teevad, vaata. No tihti on seda varianti, et helimees on nagu valmis, et davai, hakkame nagu kruttima, teeme selle asja ära, aga siis kuna sul on vend seal, kes lõhub trumme ja taldrikut, ta ei kuule, kui talle öeldakse, et jõu, ole nüüd kuss ja teeme need asjad korda, vaata. Lihtsalt ei. Ja kõige hullem on siis, kui terve bänd keerab oma võimud kõik põhja, igaüks seal häälestab pilli, proovib no, keelt, aga see on lihtsalt üks müra. Igaüks tahab ennast ju võimalikult tugevalt kuulata ja aga noh, sealt muidugi tuleb segane värk ja et see ongi. Sa ei saa nagu korraga teha niisugust asja. Täpselt, igaüks nagu jah, eraldi paika. Et siuksed, ütleme niimoodi, käitumismaneerid, et nagu ma vahepeal ütlesin tüüpidele päris kurjasti, aga see on siuke, ütleme, šokiravi, vaata. Okei. Väga hea, teeme nüüd edasi, vaata. No ikkagi tuleb ennast ka nagu jah, natuke... Ütleme, ootamatu tuleb veits olla, et kas siin ropendada tohib või te piiksutate ära? Piiksutame ära, kui vaja on. Okei, ütleme, et kui on nagu variante, et tüübid on seal laval, möllavad, meil on nagu aeg peksab peale, et kuradi davai, jääge nagu vaita, ja siis lihtsalt võtad mikri, lükkad PA-sse ja ütlen türa, siis on järsku kõigil on tähelepanu, siis ma ütlen, hakkame nüüd tegema, vaata, et see siuke nagu tabad veits ootamatult. Ei, no ma arvan küll, tuleb sellesse ise ka suhtuda niimoodi, et nagu natukenegi paika panna, et ega ei saa ju selles mõttes, et sina teed oma tööd ja ega ei saa ju nii, et tuleb edasi ka liikuda, mitte noh, jah. Kinni jääda. Sest et vaata, kui sa selle kooli saad seal ära ja lähed kuhu iganes võõrasse kohta esinema, kus on helimees, kes ei tea samamoodi sinust mitte midagi, eks ole, siis sa vähemalt oskad nagu käituda ja ütleme täpselt nii, et kui sul on kontsert, siis helimehega sa tahad pigem olla sõber kui vaenlane nagu. Sellepärast, sa pead koostööd tegema. Absoluutselt. Et sa võid küll mängida seal laval, mis iganes nagu staari, sa vaatasid Guns N' Rosesi kontserti, vend lükkas jalaga kitarri võimu ümber, mida iganes on ja. No sa ei tee siukseid asju, selles suhtes, et keegi peab sellega jamaga tegelema, mida sa korraldad. Vaata. Ja kahjuks on see nagu helimees, kes peab tegelema sinu näiteks, kuidas öelda, ütleme, sa teed soundchecki, sul on kidravõim, millele sa paned mikrofoni ette ja sa lased selle nagu siis üldkõlarisse. Ja kui on nagu mingi vend, kes otsustab keset kontserti, et ma nüüd keeran ennast sitaks valjemaks, nagu kui kõik teised vennad on, siis helimehel on nagu moment, kus ta hoiab kahe käega peast kinni, lülitab selle mikrofoni välja ja hoiab ikka veel kahe käega peast kinni, sest et see vend on ikka veel kõigest valjem. Vaata. Et siukseid situatsioone nagu ei ole mõtet tekitada, et katsu, et siukseid asju tuleb omavahel nagu koordineerida, et kuidagi nagu märku anda, et jõu, ma tahaks niisugust asja teha või siis mis iganes. Et oota oma hetk ära, pushi ära see lugu, sul on kahe loo vahel nagu hetk aega, et jõu, natuke valjemaks võtta, kõik timm korras, eks ole, et sa ei pea nagu seda kogemust rikkuma sellega. Et siuksed nagu pisiasjad, et tihti nagu ongi, et bändid, kellel on nii-öelda siis vähem kogemust ja tunnevad ennast natuke liiga mugavalt nagu laval, et palun nagu arvestage nende inimestega ka, kes nagu teevad teil selle asja võimalikuks, eks ole. Et kui poleks nagu, kui helimeest ei ole, siis teil ei ole soundi. Nagu... Aga eks seal vist selline, kuidas öelda, ma ei tea, et ütleme seal algajatel või ega mingi staaritsemine käib, et vaata see, kui sa oled ikka, vaata, mida suurem on lava, seda suurem sa oled seal lava peal, on ju. Et see iseenesest juba nagu töötab niimoodi. Jaa, aga sa ei pea douchebag olema nagu. Ei, no muidugi. See tuleb kogemuse ajaga, et täpselt nii, et sul on mõlemad pooled olnud, vaata, et sa oled olnud nii lava peal kui lava taga või lava ees, et selles mõttes sealt see ka tuleb. See, et sa võid suur olla, aga hoia vaos ennast, on ju. No muidugi. Et tõmba tagasi ühelt be humble. Sellepärast me näeme, et liial läheb. Me podcast on by the way nii kuum, ma vaatan, et isegi programm teeb midagi huvitavat, mida pole kunagi ennem näinud. Läägib. Liiga palju infot võib-olla, vaata, me räägime kõik koos. Selles mõttes, et teadmiseks, et võib-olla ma pean hakkama üldse selle röstriga siin hakkama salvestama, et ma olen täitsa üllatunud kohe. Vot, aga see selleks, ma tahtsin Olle veel teema peale minna. Me läksime päris kaugele. Jaa, täpselt. Millest me rääkisime? Ei, see on hästi põnev. Selles mõttes see oli, minu meelest oli see väga põnev näha nagu see tegelikult, kui see, kes me oleme, eks ole, muusikud kõik eri külgedest, et mis ongi nii-öelda seal lava ees, mis on lava taga ja mis lava peal. Et see on vägev. Et see kogemus, mis sul on tegelikult võrratu. Et kindlasti nagu see tõttab seda, et midagi vägevat on veel tulemas. Ma usun, et on. Ja kindlasti. Aga rääkides sellest, et sa meie podcasti alguses rääkisid sellest, et pillid oli väga tavaline nähtus sinu kodus. Mida see tähendab? See tähendabki seda, et
kodus on mingi Estonia klaver või Riga klaver, mis iganes, ma ei tea neid. Aga mis see oli lihtsalt Paperweight või ema või isa keegi mängis? Ema mängis klaverit. Oli õppinud? Jaa, midagi ta oli õppinud ja siis ta vist koolis mängis ka klaverit, muusikatunde andis. Aga see on nagu ka üks pill, mis on lihtsalt olnud ja meie peres nagu siis üks seda sorti pill, mis nagu kogu aeg kõrvalt vaadates tundub, et keegi oskab mängida, ju ta sellepärast on siin. Et niisama lambist nagu ei ole. Okei, ühesõnaga, kui minna natukene sügavamale, siis sinu ema oli muusikakooli õpetaja? Kuidas? Sinu ema oli muusikakooli õpetaja või mis? Ta oli algklasside õpetaja. Okei. Lihtsalt küsin sellepärast, et meil on täpselt samamoodi siin kolleeg, kellel ema on muusikakoolis õpetaja. Et see tundus siuke väga huvitav koosseis siin, et okei, selge, aga ma tahaks tulla veel paari alguse asja juurde, mis mulle õudselt huvi pakkusid, et just nimelt nagu gaming. Nii. Et okei, nagu ma saan aru, et sa oled siuke retro gaming fänn mingi koha pealt, mitte 8-bit, ma ei räägi siin 8-bitist, aga pigem nagu siuke, Jah, aga lihtsalt see on nagu, ütleme, kogu selle komplekti juures nagu lihtsalt üks osa, mis mulle meeldib ka, eks ole. Et see, ma ei tõstaks teda kuskile nagu ülesse ka alla nii-öelda, ma tõstan ta ülesse, sest ta mulle väga meeldib, aga ma ei pane teda nagu prioriteediks mingi teise asja ette. Ta on minu jaoks võrdselt äge mingite kõige mingi AAA tiitlitega, eks ole. Et minu jaoks on see lihtsalt, kuna ta on ikkagi oluline osa lapsepõlvest, eks. Et siis seda sorti see retro gaming väga nagu meeldib ja mulle meeldib, et seda tehakse uuesti, uues võtmes, aga nagu vanasti, aga nagu uuesti. Väga paradoksaalne. No täpselt, et ta on, ma arvan, et seal seostub nostalgia kõige rohkem, et ma ei kujuta ette, kuidas nagu inimesed, kes on praegu näiteks mingi 12 kuni 15 on ju, et kuidas nemad nagu suhtuvad sellisesse mängusse, et kas nad vaatavad lihtsalt mingi sita graafikaga mäng või on see actually äge, et ma ei tea. No sa pead nii vaatama seda asja, et ma küsin lihtsalt, kui sa vaatad Atari esimesi konsoole ja vaatad neid mänge, kas sul meeldivad need? Enam ei meeldi. Soundtrack on head või? Selles suhtes, vaata, see on sound designi efektid ja värgid, et aga vaata, see on siuke koht, mille peale sa mõtled praegu tagantjärgi, sest tol hetkel lapsena sa ei mõtle selle peale. No, täpselt, sinu jaoks on see lihtsalt mingi suvapiiks, mida see masin teeb, andes sulle teada, et jõu, su vend sai tämmi. ja seal oli tegelikult kõva proge ja selle taga, et seda piiksu sinna tekitada. Ütleme niimoodi, et see on nagu väga kaugele on see samm nagu läinud, vaata. Ja, ei no selles on muidugi, ma lihtsalt tahtsin paralleele luua, et vaata, kui sa praegu nagu mõtled, et kui noored vaatavad neid PlayStation 1 mänge, et absoluutselt, aga seal on jälle see, et ei tea, kas seda saab selle sama puuga lüüa, sellepärast, et seal on väga suur nagu vahe, et kas sul on lihtsalt piiks või sul on suur muusikaline teos, vaata, on ju. No seda küll, jah. Aga no mõne jaoks on see piiks ka suur muusikaalne teos. Tehnilised vahed on suured Atari ja PlayStaga tegelikult. Ei no muidugi on. Aga no samas kui nagu praegu jälgida neid nii-öelda uues retromänge ja nii edasi, et siis praegu neil on ju väga suur publik. Muidugi, tegelikult, absoluutselt on. Sest et endiselt on olemas maailmas inimesi, kes mängivad oma elu lõpuni nagu. Ja. Et see suhtumine, et mängud on nagu arvutimängud ja videomängud on ainult lastele, on ju, et ma arvan, et sellise kibeda suhtumise võite panna sinna ühte väga heasse kohta. Et ma ütleme niimoodi, et eks igaüks valige üks nagu väga siuke halb koht, kus te ei tahaks olla ja pange sinna see arvamus nagu. Sest, aga ei tea jah, kuidas see nagu läinud niimoodi on mängude puhul, et ikkagi, et umbes, et selline maik on nagu juures, et nagu... Ma arvan, et see maik tuleb lihtsalt selles suhtes, et kui on nagu mängud, siis on ikkagi, see on laste pärusmaa. Kui siin on kedagi, kes on siis vastavast nagu generatsioonist ja kuuleb seda, siis ole hea, ära pane pahaks, aga nagu kui sinu lapsepõlves nagu ei olnud see osa nagu sinu lapsepõlvest, vaid kui sinu lapsepõlv oli midagi muud, mullakuubikute söömine, eks ole, siis või viimaussid. Siis nagu anna andeks, aga see ei tähenda, et kõik järgmised generatsioonid peavad ka sama kurba lapsepõlva omama nagu. Ja täpselt, ja teine asi on see, et ehe näide on ju siin, et siin istub praegu 4 inimest, kes kõik
on saanud oma nagu nende muusikute või muusikakarjäär on alguse saanud ju mängudest või mängukonsoolist või nagu mingil moelgi sellega seoses. See on tugev mõjutaja. Ja täpselt, et seal on kindlasti veel nüansse kõigil neil. Aga reaalsus on see, et poleks seda konsooli olnud, poleks seda arvutit olnud, poleks seda või toda mängu olnud, poleks tõenäoliselt me ka siin vestlemas muusikast. Yeah. Et ei saa nii naiivselt öelda, et vaata, et ma ei tea, GTA mängimine näiteks, et see paneb inimesi mõrvama, et mu lapsel on juba mõtted, et varastab naabri auto. Ma ütlen kohe selle peale, et see asi hakkab pihta ikkagi inimese vaimsest nagu seisundist, kust see asi nagu sinnamaani jõuab, et kui me võtame nagu, kui me unustame ära sükse asja nagu arvutimängud, eks ole, nii, ja kui me paneme selle kontseptsiooni arvutimäng, me paneme selle täiesti seina taha, luku taha, mis see võib olla siis aasta äkki 60 või 50, ma tõesti ei tea, ma ei ole nagu selle ajalooga nii täpselt nagu kursis on, aga ütleme sellel ajastul, kas siis ei toimunud rõvedaid asju, kas inimesed ei käinud, kas ei olnud sarimõrvarid, kas ei olnud spontaanseid nagu kuritegusid? Ja täpselt, selles mõttes kindlasti mängite lauamängu ja siis tuli mõte, et mängite male ja siis tekkis tunne, et lähen tapan selle hobuse ära. See tuli siis raamatutest. Et selles suhtes, ma arvan küll, et raamatud olid väga suured ja mõjutajad. Mis iganes sul on nagu mõjutaja, et selles suhtes, et see tänapäeva nagu kunstivorm, üks nendest või siis nii-öelda meelelahutuslik kunstivorm, mis on ka interaktiivne. Okei, ma pean teil vahel segama, me vist crashisime. Ootame. Ja nüüd on kõik läinud. Võib-olla. On kõik olemas, aga lihtsalt ilma helita. Tulime tagasi. Teate, mis teeme või? Me teeme tere, kallid kuulajad. Me ei tõmba otsi koomale, vaid meie külaline läheb hetkel korraks pausile, või õigemini me kõik läheme pausile ja me tuleme koheselt tagasi. Teeme pausi. Yes. Ja me oleme tagasi. Vahepeal magasin. Nii. Kõik teavad seda öelda. Ja absoluutselt kõik mitte teavad. Mitte ainult meie. Täpselt. Vot nii. Aga Hans, võta korraks sekundiks juhtimine üle. Ma panen asjad paika siin, kuna siiski Kelder podcast, a.k.a. Tehnilised äpardused. Okei, see oli päris hea lugu, mulle meeldis see meenutab tõesti midagi, mida sa võiks näiteks Doomis kuulda. Jaa, sest et see, ma ei saa öelda, et Doom ei ole mitte mingi mõjutaja olnud, eks ole. Et see mees nagu Mick Gordon, kes selle muusika taga nagu on, mis on Doomile nagu teinud väga ägedad trackid, et ilmselgelt on ta tugev mõjutaja. Ja ma ütleks, et just isegi mitte nagu kidramängu poole pealt, vaid see suund, kuidas ta selle asja kõlama paneb, et sa saad nagu seinaga saad molli, muusika seinaga saad molli lihtsalt, et siuke massiivne nagu mats. Et see oli nagu üks asi, mis ma selle looga nagu konkreetselt taga ajasin. Energia on sellega väga tuntav ja sound ja kõik on väga-väga ilusti paigas. Ja siin tuleb suur aitäh anda mu sõbrale Laur Lindmäele, kes on siis vastutav selle eest, et see asi nii ägedalt soundib. Et ta tahtis oma kätt proovida selle loo miksimise ja masteriga ja õnnestus ideaalselt, ütleks niimoodi. Jah, ma olen nõus. Vaata, siia ma küsikski, et kõik see, ütleme, enda lood sul on ja, et seal on kuulata ja selles mõttes masteri koha pealt nagu väga head, et kas see on nagu sinu enda kõik tehtud või on nii lihtsalt, et sina oled rohkem mussi poole peal, et käigud, värgid ja kõik ja siis on nii, et kes vastutavad lihtsalt selle super kvaliteedi eest? Võtta, ma ütleks selle peale nii, et see on hetkel mu esimene lugu, mida ma niimoodi nagu nii-öelda väljastasin siis, eks ole, enda sooloartisti selle alt.
aga muidu on see asi nii, et eks ma ise kompan ka seda maad, eks ole. Aga selle konkreetse looga oli lihtsalt, et kuna väga palju sõpru-tuttavaid on, kes tegelevad täpselt samade asjadega, eks ole, siis me tihti saadame üksteise muusikat, et jõu, kuula seda, anna mingit feedbacki, eks ole. Ja kuna Laur ise nagu pakkus välja, et kuuled, et tahaks miksida ja produda seda asja, et mul oli ta mingis vormis valmis tehtud, mis ei ole väga kaugel sellest, eks ole. Aga siis ta tahtis sinna lisada mingeid väikseid elemente umbes, et kui sul mingi käik hakkab ennast lõpetama, siis on siuke väike build-upi sound taustal ja siuksed pisidetailid, et kui otsida, siis leiab nagu loost neid. Et kui sa mõtled selle peale, et kuidas see lugu võiks kõlada, kui seal on ainult trumm, kitarr ja mis iganes sünt seal mängib, eks ole, siis tegelikult ta kõlab võrdlemisi tühjana. Aga seal on siuksed pisi asjad nagu. Et ütleme nii, et Laur, sa tegid väga hästi. Aitäh! Jaa, aitäh! Mul on selleks, et ka kuulajad saaksid veits rohkem aru, et kindla peale vaatajad, kes YouTube'is meie podcasti vaatavad ja kuulavad, nägid ekraanil seda nii-öelda siis sinu artisti nime ja loo nime, aga podcasti kuulajad, kes on Spotify's, need kuulsid lihtsalt lugu. Ütle, kust tuleb sinu artisti nimi, mis see on? Võid selle ise välja öelda ja mis selle loo nimi? Selle loo nimi, alustame kõigepealt loo nimest. Selle loo nimeks, vaata, kui ma ei ole ise eriti suur nagu siis asjade nimetaja, vaata, on ju. Et minu jaoks see nagu tekstiline loomepool nagu on suhteliselt vaene, ma ütleks ise. Aga see on enesekriitika, see on see, mida mina arvan, on ju. Et aga kuna Laur, härra hea sõber, bändikaaslane, on ka laulja, siis ta kirjutab palju lüürikat, eks ole, ilmselt. Ja siis tänu sellele nagu arutlesime, et mis selle loo nimi võiks olla, siis mõtlesime, et kurat, see kõlab nagu nii industriaali asjana, et see on nagu masinavärk, et paneme nimeks nagu teeth, et nagu hambad, on ju, et see asi sõidab lihtsalt nagu hammasrattad pöörlevad, masin käib, kõik on siuke väga robot, on ju nii-öelda. Et see on nagu selle loo nimi, aga artisti nimi nagu see on siuke hea naljakas nagu kiire lugu. Et kuna ma mingisugust lugu selle sama projekti jaoks nagu saagisin parasjagu ja mul juhtus nagu selline probleem, et mul väga palju medikaid nagu kulus ümaraks selle nagu asja tegemise käigus. Et nimi siis tuli ka, et medical sacrifice, et ma olen väga palju medikaid ohverdanud selle projekti tegemiseks. Okei. Ma vaata huvitav, mis meil ennem just teemaks oli, et siin sai lihvitud medikat. Jah, siin pausi ajal, kui me siin tehniliste äpardustega tegelesime, siis Ole näitas meile ühte päris huvitavat ja vinget trikki. Tehnika täitsa võib nii öelda, kuidas ID-kaartist. Teise venna ID-kaartist, teise venna kujust medikas vaiba peal valmis teha. Ta ütleb, et see on siuke sul on vaja kääre kellegi ID-kaarti, mis loodetavasti ei kehti. See kehtis, mul lihtsalt oli suva. Ja siis ühte head vaipa. Aga see kehtib siiani, vaat. No jah, ütleme sellel kujul ta kehtib praegu seal. Aga see on kehtib teisel kujul lihtsalt. Olude sunnil nagu väike MacGyver lihtsalt. Ei, see oli, ütleme nii, et poisid olid siin ikka päris vau-momendis, kui sa seda näitasid, et sa põgusalt mainisid ka, et wow, lõikasin kääridega plastmassi. Ja täpselt. Ja vot, aga räägi meile veel siis veidi sellest, et nagu ma aru saan, vaata, see on nüüd huvitav asi, kus ma isiklikult, andke mulle andeks, ma ei ole nagu uurinud. Aga sa saad aru? Aga mul on tunne, et kas see on õige, seepärast, et Mait midagi mäletab vilksamisi, kuna meil on klassikaaslased. Kas sa olid Pärnu Hansa gümnaasiumis? Õige. No vot, Heldur, nüüd said, sest ma mäletan, täpselt, et kus me võisime olla seal, ütleme, paneme seal 6. klass, siis ikka kõvasti 3-4 klassi vist üleval pool. No ta on 33, ma olen 29, sa oled kohe 30, ongi nagu seal 3 klassi. Ütleme nii, et Heldur, ma ei tea, kuidas sina, aga mina olen seda venda ikka väga palju näinud. Ma mõtlen kooliajast, ütleme, ja tegelikult väljaspool kooli ka vaata, siis kooli inimesed kuidagi tulevad nagu kaasa, et sa lihtsalt näed, on ju. Kuigi
ega selles mõttes sa lihtsalt mäletad neid kui nagu nägupidi, ega mingisugust kontakti nagu ei ole kunagi olnud, et selles mõttes on huvitav ja, et nüüd nagu esimene ei, see on nagu põnev, et ongi nüüd see Pärnu Hansa Gümnaasium, seda kooli kahjuks ei eksisteeri enam, et me saame öelda, et me oleme tulnud koolist, mida pole enam olemas. Ja. Mis emotsioonid sind valdavad? Mitte ükski. Sest et see oli minevikus. ja, et sa kuidagi, me siin rääkisime paar podcasti tagasi Semu Fredilandiga, kus Hans tõi temaatikaks, siis see on natuke siuke controversial teema võib-olla, aga tõi teemaks siis koolikiusamise, bullied, cool guys, kõik muu selline, et teades Pärnu Hansa Gümnaasiumit ja mis huvitav kirjupunt üldse selles koolis oli, siis millised kogemused sul selle kooliga olid? Et kas see kuidagi on ka muusikas väljendunud see aeg või kui pikalt sa üldse seal koolis olid? Mina olin kõik oma 9 klassi selles koolis. Okay. Sealt edasi ma läksin lihtsalt kutsekasse. Aga ma ei oska öelda, kas see nagu muusikasse otseselt nagu tõlgendub, sest et tegelikult ma alustasin muusika nagu siis, või pillimängu asjaga täpselt see hetk, kui ma läksin kutsekooli. Et see juhtuski nagu seal 2 kooli vahepeal, et ma ei saa nagu öelda, et musikaalselt kuidagi on mõjutanud mind nagu see kool. Et küll aga on see mõjutanud mind tõenäoliselt minu enda nagu isiksuse üle, et kuna ma olin pärit ühest võrdlemisi kirjust klassist ja kirju all ma mõtlen just puberteedieas inimeste emotsionaalseid hüppeid laest maanivad, või maast laeni, eks ole. Et siis mul on nagu jah, siuke hea nagu vaade, kuidas mitte käituda. Hea pagas, vaata. ja, eks meiegi. Selles mõttes, et me olime sinust 3 või 4, ma ei tea täpselt nüüd, et ei jaksa, see matemaatika ei ole mu kõige tugevam ala. No see selleks, aga ma ütleks, et ma ei tahaks nagu selle aja peale tagasi mõelda niimoodi, et nüüd kõik oli väga halb, lihtsalt see oli elukool, nagu ma arvan, igal teisel noorel nagu on mingist nagu aspektist. No ei, no kindlasti seda, aga ma nagu tooks siin mängu näiteks minu enda eraelu, kus minu kaasa on Sütevakast pärit. Aha. Ja selles mõttes ma ei saaks öelda, et need, kes tulevad Hansast, võivad öelda, või need, kes tulevad, ma ei tea, ühisgümnaasiumist või kus iganes Hans oli ülejääl, et me saame öelda jah, et vaata, see oli normaalne, see on tavaline, aga Sütevakast nagu nii palju, kui ma olen kuulnud jutte, ikka sellist asja ei olnud. Jaa, aga vaata, siin on see üks aga, on ju, et määrab sinu jaoks ju tegelikult see, et mida sa peale seda teed, mitte nagu, et ta võib-olla suunab sind kuhugi, aga vaata, inimene on võimeline kannapöördeks nagu anytime, et see... Jaa, täpselt, muidugi. Eks ta mingis nagu osas kindlasti kedagi mõjutab, on ju. Aga ma ei oska nagu öelda, sest et kuna ma olen suhteliselt introvertne inimene, siis ma tunnen vähe huvi teiste inimeste eraelude pihta nagu. Et selles suhtes minu jaoks on lihtsalt, et see okei, need inimesed nagu meie teed läksid siin maal nagu lahku, et meil otseselt ei ole midagi, mis meid nagu ühendaks peale selle, et me käisime samas koolis. No sama siin. Et ma ei näe eks nagu... meil on ka niimoodi läinud, et mis me nagu selle infoga nagu peale hakkan, et kui ma saan teada, millega see inimene tegeb. Okei, great, tore, vaata, vägev, et sul läheb hästi, aga kuna meie otsene nagu suhtlus ei ole olnud kunagi siuksel tasandil, et ma peaksin seda hetkel nagu sinuga jätkama, on ju, siis ma ei näe nagu põhjust süveneda sellesse lihtsalt. Aga mitte, et see kõlaks nagu, et mul oleks rämedalt pohhu inimestest. Tegelikult on. Introvertses mõttes, aga selles suhtes, et kuna pole nagu selle teemaga otseselt enam seotud, siis seal ta on, vaata. Arusaadav, aga mulle siin selle käigus tuli siuke huvitav asi välja, et sa defineerid iseennast introverdiks. Absoluutselt. Et see on nagu põnev jälgida, sest et nagu mina, ma saaks öelda, ma olen ekstrovert. Aga tundes Hansu ja natuke ka ei ole. Jah, seda küll. Me oleme rääkinud, meil on nagu mõlemad küljed. Ja seda küll. Võib-olla mingi aeg lihtsalt meil on nagu ühte külge liiga palju olnud ja me olemegi hädas olnud. Ja võib küll nii-öelda, me oleme pigem impulsiivsed, vaata, kuidagi. Aga vaata, ma kasutan ka seda sõna võib-olla pigem nagu selleks, et anda kellegile vähe suurem pilt ilma pikema seletuseta, et kuhu kanti
ma mõistan, ma tahtsin nagu sinna jõuda sellega, et hästi huvitav on analüüsida seda selle koha pealt, et mina vaataks sind kui ekstrovert, sellepärast et Hans on introvert ja kui ma teid praegu kõrvuti vaatan, siis ma näen plussi ja miinust. Aga vaata, seal on jällegi, seal on nagu see vahe, et kuidas nagu keegi ennast tunneb ja kuidas keegi vastavalt sellele käitub. Sest et mind isiklikult vaata vaimselt väsitavad nagu palju inimesi ühes ruumis, ütleme, on siuke hea, näiteks kontserdid, vaata. Et peale nagu kontserti ma tahaks minna rahunema kuhugile. Et ma võin seal nagu hängida koha peal, inimestega juttu rääkida ja nii edasi, aga kui ma sealt lõpuks nagu välja saan, siis sa nagu tunned, kuidas, et ma nüüd saan rahulikult olla, vaata. No seal ongi vist aku tühi, ja täpselt. Seal ongi vist nii, et liiga palju energiat ja liiga palju seda informatsiooni ühes kohas. See on huvitav, sest et ma nagu toon näite selle poolt, et okei, ma kohati defineerin ennast nagu ekstrovert, aga selles suhtes, kui ma olen koju kuskilt ürituselt või kus on nagu inimesi palju, ega ma tunnen ka seda, et jess, no ma puhkan. No et selles mõttes, et aga see ongi hästi põnev, kuidas inimesed defineerivad seda. Ma arvan, et see on võib-olla see tasandi vahe, et kui jõhker puhkamine see sinu jaoks on, vaata. Minu jaoks on nagu konkreetselt see, et nagu, kuidas öelda, koju trussikute väele ja fuck you all. Et nagu laske mul nüüd olla, vaata. Aga üldises mõttes, vaata, eks see, miks ma võib-olla ei paista nagu nii introvert välja, on ju. See on tõenäoliselt seotud kõige selle kogemusega, mis mul on siiamaani elus olnud, nagu noortekas töötamine. Veibipoes nagu veibipoes töötamine klienditeenindajana, vaata. Et see nagu inimestega suhtlemise teema, et eks see nagu kõik ole mingid nagu alused pannud, aga ütleme nii, et kõige parem definitsioon minu jaoks on selline, et kui tuli esimene karantiin, siis minu jaoks oli see any other kolmapäev nagu, et ma istun samamoodi kodus, mul on täiesti savi, ma ei hakka kiunuma selle üle, et ma ei saa õue minna. Mul oli nagu see, et great, ma elan edasi nii, nagu ma siiamaani olen elanud. See on päris huvitav, see on äge. Aga näiteks ürituste koha pealt ei olnud sul mingit sellist tunnet, et ma ei saa nüüd elavat mussi kuulata või et... Ei, see ongi nagu see koht, kus võib-olla mina elan nagu seda ideoloogiat pidi, et mis on nagu parasjagu paratamatu siis ja osadel inimestel tekitab nagu stressi, siis ma vaatan selle peale, et praegu on niimoodi. Et kui ei saa üritusele minna, siis ei saa, jube asi. Nagu eile käisin, nüüd saab. Kõik on hästi, vaata. See on päris huvitav mindset, et... No ei ole mõtet endale suvalist sükest pseudokoormust nagu lisada, vaata. Ja. Aga tulles, nagu ikka, mulle meeldib asjade juurde tulla tagasi, siis rääkides nagu mängudest ja üldse hobidest, et ma nagu olen aru saanud, pelad ka aktiivselt? Kõvasti. Mida sa pelad? Õhtuti, hommikuti, lõunati. Siis, kui saab ja siis, kui tuju on. Õige. Et otseselt mul ei ole mingit kellaaega nagu selleks välja valitud. Kui nagu tundub, et praegult on siuke moment, et see geimimine on kõige parem asi, mida praegu teha saaks, nagu, siis ma teen seda, on ju. Eks see nii on. Aga see, mida, see on võib-olla kõige keeruline küsimus, sest et see spekter on nagu väga lai. Aga kui rääkida nagu hiljutisematest asjadest, siis näiteks praegu on Warhammer 40 000 Dark Tide. See on siuke väga kole ja verine ja soolikaid täismäng, aga väga lõbus. Soovitan soojalt, et kui meeldib igasuguseid koledaid kolle tulistada, siis palun mängi. No siis mulle kindlasti, minusugusele inimesele pakub kindlasti suvi, ma arvan, et neid on meie kuulajate ja vaatajate seas ka rohkem. Ma olen siuke suhteinimene, et mul on pikaajaline partner, ma tean, et sul ka on partner. Jah, aga hetkel mitte pikaajaline. No selles mõttes, et seda kindlasti, ma ei maininudki seda, aga mis ma sellal nagu, mis mulle huvi pakub, on nagu see, et kuidas sul see kooskõla oma elu nagu partneriga siis on selle koha pealt, et kuidas teie see meeskond või see nagu toimib. Mina defineerin nagu suhet meeskonnana, et kui ilmselgelt ma tean, mul on semusi, kes on nii, et nad ei saa pelada näiteks, sellepärast, et naine ütleb, et kuule, et äkki veedaksid minuga aega. Või näiteks tüüp ei saa, teine tüüp, mis iganes tüüp ei saa siin muusikat teha näiteks, et kuule, et täna ei mängi välja, et ma ei saa proovidele tulla. Vaata, see on nagu
see on selline osa nagu elust, kus mina olen asju teinud niimoodi, et on asjad, mida sa planeerid ette, on ju, ja on asjad, mis on spontaansed, eks ole. Yeah. Et kõige haigem mure minu jaoks on see, kui sa spontaanselt pead naisega aja veetmise jaoks mingi asja ära jätma nagu, mis on sul kokku lepitud. See on nagu siuke ei. Ja, ei muidu. See on konkreetne ei nagu, sest et see on nagu, kuidas öelda, siuke... See segab sinu isiklikku elu. See segab minu isiklikku elu, isegi kui tegemist on sinu nagu teise poolega, on ju. Yeah. Aga vaata, see on siuke teema, et kuidas sa räägid sellest teemast ilma, et sa kellelegi varba peale ei astuks, on ju. Et, aga õnneks mul on nagu sügavalt savi, kas ma astun kellelegi varba peale. Sest et nagu mulle meeldib asjadest ausalt rääkida, nagu mulle, miks ma pean niimoodi jämmutama, vaata, on ju. Yeah. Et kui me oleme leppinud kokku mingid ajad, mingite asjade tegemiseks, siis me kasutame neid ja spontaansus jääb spontaansuseks nagu. Ehk siis, kuule, ma täna game'in, davai, ma vaatan mingeid asju, ma teen mingeid oma asju, nagu. See on jumala fine. Okei, no see on huvitav, ma tahtsin siis huvitava veksli välja käia, aga sa vastasid, et kuule, et ma täna pelan, vaata, ma tahtsin küsida su käest, et et kas sa siis planeerid oma mänge ette? See on ka nii ja naa. Selles suhtes, et ma ei planeeri game'imisi, ma planeerin nagu ette kõige rohkem niimoodi, et kuskil grupivestluses, teeme täna pela, nagu, ja siis me teeme, on ju. Et aga otseselt mingit siukest asja ei ole, et kuule, et ma nüüd järgmine nädal kolmapäeva õhtu on mul game'imise õhtu, vaata. Et ma arvan, et see vabadus on mul lihtsalt sellepärast, et mul ei ole järeltulijaid. Et ma saan aru inimestest, kellel nagu on lapsed ja ilmselgelt nad peavad rohkem planeerima oma mingeid aega. Ilmselgelt, jah. Aga kuna hetkel, või ma olen jätnud endale siukese vabaduse tegeleda asjadega, mis mulle meeldib, siis kui ma tahan nagu, siis nii on. Ei, arusaadav, päris cool. Ma siin vaatan, et me kindlasti on siin poistel veel mingid küsimusi, mida küsida Ollelt. Kuidas, kui rääkida spontaansusest ja nii-öelda planeeritusest, kuidas sa nagu mussiga teed? Kas sa oled pigem selline inimene, kes teeb inspiratsioonist ja spontaansusest või sa pigem nagu planeerid ette? Või on see ma ütleks mõlemat. Sest et vaata, kui sa teed mussi, siis ilmselgelt nagu üks peamine osa on sealt nagu spontaanne loome, eks ole. Ütleme, et sa jämmid midagi, avastad mingisuguse kidrakäigu, avastad mingi meloodia, mida iganes, mis asja sa teed, mis pilli sa mängid, on ju. Kõik hakkab ju pihta mingist ühest väiksest asjast, on ju. Et kui sa nagu leiad selle mingi ühe asja, sa hakkad sellega tegelema, on lihtsalt spontaanne musategu, on ju. Aga nagu kui sul on vaja näiteks teha nüüd mingi konkreetne lugu, näiteks mida ma hetkel nagu teen, on siis ma kirjutan inimestele mussi, üle maailma inimesed, kes, Fiverr, siuke platvorm, et see on siuke vabakutselise töö nagu platvorm, seal on mingi Photoshopist kuni muusikani kõiki asju välja, on ju. Et siis, kuna ma hetkel praegult seal kirjutan ühte metal-albumit, et siis see on nagu siuke asi, kus ma nüüd konkreetselt võtan mingisuguse sihi, et mul on nüüd selline žanr, mul on vaja teha sellise fiiliga lugu, et näiteks toon ühe näite, mis oligi üks hiljutisem lugu, mis ma tegin selle projekti jaoks. Temaatika on siuke zombi post-apokalüps, on ju, et see muusika peab olema nagu heavy, väga metal, siuke rütmikas, mõnus, aga samas emotsiooniga, selle muusika enda kõlaga peaks andma edasi siis sellist tunnet, nagu sa vaataksidki mingit zombifilmi, kus on kogu aeg action käib, mingid puändid, kogu aeg on pinge õhus, nagu siuksed asjad, et siis see on nagu teistmoodi muusika tegemine. See on väljakutse. Ma ütleks, et see on väljakutse, sest et see on nagu konkreetselt nagu deadline'iga asi, on ju. Et kui sa enda nagu mussi teed, siis mul ei olegi deadline'i. Mu deadline on siis, kui ma selle ise panen, on ju. Et ma ütleks, et need on kaks täiesti erinevat nagu viisi, kuidas sa lähtud muusika kirjutamisele. Et spontaanne on nagu see, et see hakkab sul pihta sellest ühest pisikesest asjast ja siis sa vaatad, kuhu ta viib, on ju. Sest et mul on olnud väga palju hetki, kus näiteks toon ühe konkreetse näite, et mõtlesin, et davai, et kompan seda synthwave'i maad natuke, et näppisin mingeid synte, leidsin mingeid sounde, et davai, panen mingisuguse siukse retroka mingi loo kokku, on ju, hakkasin seda tegema ja siis olid mingid, algus oli juba tehtud, mingi väike baseline, natuke mingit synti, siis ma mõtlesin, et siin peaks mingi beat ka olema, on ju, siis ma ei suutnud nagu leida mingit trummisämbed ja siis ma mõtlesin, Savi,
panen mingi metali trummikiti siia korraks peale, et lihtsalt seniks, kuni mul on mingid teised ideed siia peale laotud, onju. Ja nii kui ma selle metal trummikiti sinna peale panin, kuulasin seda sünti ja trummi, siis võtsin kitarri ja mängisin mingid riffid peale ja siis kuulasin seda ja mõtlesin, kurat, see on mingi Rammstein. et nagu, hoopis teise suuna nagu võttis asi nagu algsest ideest. Ai, see on äge. Aga mul tekkis siit koheselt küsimus Fiverriga seoses, et sa rääkisid, et sa teed sel hetkel metal-albumit. Jah. Mis mõttes albumit? Ma olen nagu sellest kontseptsioonist aru saanud, et keegi tellib, et ma soovin võt seda, et kas sa saad teha? Ja nüüd keegi kirjutas sulle, et oleks, sa saad mulle metal-albumit teha? Mitte nüüd nagu päris nüüd nii komplektselt, et terve album, vaid albumi jagu siis ütleme kidrapartiisid. Okei. Et kui nagu detailidesse minna, et see on nagu selle koha pealt äge nagu platvorm, et seal ongi, YouTube'ist on näiteks võimalik vaadata, inimesed on teinud hästi palju selliseid kollääbe, et vaatame, mis saab, et ma tellin kõik instrumendid Fiverrist, et mina teen ainult lõpuks selle, et ma miksin need kokku, vaata. See on hästi põnev. Et näiteks ütleme, alustab sellest, et kirjutab mingile tüübile, mul on siukse BPM-i peale vaja sellises nagu žanris mingid trumme, et tee nagu partiid, et näiteks ütleme refrään, kuradi, värss, bridge, et jaotad nagu loogiliselt mingid partiid ära, et tee mulle need trummid. Davai, vend teeb trummid ära, saadab talle. Siis see vend võtab need trummid, otsib näiteks mingisuguse bassimehe, saadab need trummid bassimehele ja ütleb, kuule, tee siia mingi siukses žanris nagu bassikäik peale või mis iganes. Ja samal ajal saadab ta sama žanri ja näiteks ütleme lepivad kokku kui mingi noodi, onju. Et siis ta saadab ka mingitele kitarristidele selle, et tee sama asja, saadab mingile klahvimehele, tee sama asja, otsib mingi vokalisti, tee sama asja, vaata. Ja lõpuks on sul komplekt see, et sa nii-öelda siis palkasid nagu muusikud, kes tegid siis sinu jaoks muusika, vaata, mille eest sa maksid pappi, onju. Et minu konkreetne siis asi, mis ma praegu teen, ongi see, et minuga võtsi ühendust lihtsalt üks mees Ameerikast, kes ise teeb nagu metal-vokaale, onju, ja natuke produ ja nii edasi. Ütles, et ta ise väga palju kidramängu alla pand ei ole, et aga tal on idee, et ta tahaks teha mingisugust nagu albumit ja siis ta saatis mulle mingi ilge hunniku teiste bändide mingeid lugusid, et luua nagu see melu, et kuhu suunda see asi nagu võiks minna, onju. Ja siis oligi, et selge, davai, teeme siukest asja, ta ütles, et ta ise teeb pärast kuradi, otsib kellegi, kes teeb bassi, teeb võib-olla trummid normaalsed, onju, ise teeb vokaalid peale, võib-olla lisab sinna sünte asju, onju, et siis ütleme, seda asja saab võtta kokku nii, et on üks vokaalimees, kes nagu võtab ennast kui nagu vokaalartisti metalis, onju, ja siis ta tellis endale taustamussi, vaata, kuhu peale ta saab ise vokaalid teha. Et see on nagu üks idee, vaata. Aga seal on nagu palju asju, vaata jällegi, sest et näiteks on variant, üks vend kirjutab mulle, mul on mingi lugu valmis, aga siit on puudu kidrasoolo, vaata, viitsid teha, vaata. Muidugi teen. Et siukseid nagu nipet-näpet asju ka, et väike jupike. Näiteks üks põnev tegu oli mingisugune dubstepi muusik, kes teeb ise dubstepi. Tema tahtis minu käest saada lihtsalt, kirjuta mulle 10 kitarririffi, mis on 8 takti pikad ja kõik, et ta tahab ise neid lõigata juppideks ja kasutada enda muusikas nagu, et nüüd, kus sa nagu saad originaalsamplid, vaata, sa lased mingil vennal teha lihtsalt. No muidugi see. Et siukseid igasuguseid huvitavaid nagu asju saab seal pakkuda ja ise tellida ja midagi. Aga ongi nii, mul tekkis see küsimus selle juures, et kui pikalt sa nüüd Fiverriga oled tegelenud? Tegelikult selle konto avasin juba mõned aastad tagasi, aga otseselt nüüd niimoodi, et ma panustan nüüd ennast 100% sinna umbes siuke septembri alguselt. Okay. Et see on siuke, ütleme, aeglane tõus, onju. Okay. Aga see on asi, mida ma tahan nagu suruda, sest et see on asi, mis mulle meeldib teha. On siis ise luua asju, mitte nagu, ütleme, seal on olnud küll situatsioone, kus keegi on küsinud, et mul on häda käes, et kas sa viitsid sellele coverile nagu mängida kidrad üle, vaata. Okei, fine, ma õpin selle ära, ma mängin selle ära, see on fine, see on tehtud. Aga see ei ole nagu asi, mida ma tahaksin kogu aeg teha, onju. Et see on siuke, ütleme, haltuura, vaata, minu jaoks. Et pigem on nagu see, et ma hea meelega müüksin seal enda nagu loomingut ja ma olen selle kanali nagu leidnud, kuidas ma seda teha saan. Ja inimesed, kellel seda vaja on, eks ole. Aga lihtsalt, kuna ma ei ole nagu kindlasti nagu ainuke inimene maailmas, kes sihukest asja nagu teeb, et siis see konkurents nagu selle koha pealt on nagu päris suur. Et tulebki lihtsalt pinnal püsida ja vaadata, kust näkkab nagu. Aga kui küsid tohib, on see nagu, kindlasti meil on... On see legaalne? Ei.
okei, mul tuli lambist selline asi, vaata. Absoluutselt. Mulle kuidagi tundus, et sa nagu midagi sellist tuleb. See ei ole narkootikum. Ei, aga ma meelega 20 grammi Fiberit, vaata. 20 grammi Fiberit. Kas täna saaks? Ja, et ole vait. Ei, ma meelega. Ei, see oli väga hea, see lihtsalt tõmbas täiesti kuskil teise suunda mind, et ma ei oskagi olla praegu, vaata. See pani punkti. Ja see pani kohe kindlasti punkti millegile. Et kindlasti on meil siukseid kuulajaid, kes võib-olla tahavad sama asja teha, neile pakub ka see huvi, et sa ütlesid septembrikuust alates. Ja. Et palju sa elatist sellega teeninud oled, kui küsid toib? Ma ei tea, kas siin nagu numbritest väga rääkida mõtet on, aga mingi -100. Ma võin öelda mitte piisavalt. Mitte piisavalt, okei. Sellepärast, et seal kõik nagu sõltub sellest, et mis hinnaga sa iseennast pakud, on ju. Meil stuudio laguneb koost laiali. Nüüd on pimeda. Ei, see on... Aga ütleme, et vaata, kuna mina olen seal võrdlemisi alustav nagu tegelane, siis seal sinu konto rating ja kõik need asjad nagu mängivad rolli, et kuidas sa nagu kellelegi ette satud, kui keegi otsib midagi, vaata. Et ja kuna on nii nagu alguse asi minu jaoks, siis ma ei saa vaata väga hindadega ka hullu panna seal. Et ilmselgelt ma müün praegu neid asju seal, neid teenuseid liiga odavalt, aga ma pean seda tegema, sest et ma pean... No sa hasseldad. Ja ma pean kuidagi nagu pakkuma nagu ennast. Arusaadav, sa pead nagu selle liikluse looma. Absoluutselt. Et see, siis sa saad küsida rohkem. Seni, kuni mul mingit suuremat nagu portfooliot ei ole, millega nagu näidata, et mis on see asi, mida ma pakun, on ju, et ilmselgelt ei ole aus küsida kohe mingit suurt raha, vaata, sest et kui inimene läheb ehku peale välja, siis ta ikkagi tahab olla nagu, ta ei taha nagu maksta üle. Ei, no ilmselgelt. Vaat me oleme neid YouTube videosi kindlasti näinud, kus ongi samamoodi need Fiveri videod nii-öelda, et ta maksame talle 25, talle 500 ja tollele 1000 ja siis... Ja odavam vend on kõige parem. Ja täpselt, et see on eriti jabur, et ma olen isegi mõelnud mingid kontseptsioone, et või... No tänane valgusvend on ka Fiverist, nii et no... Ja, tänane podcast sisu poolest on lihtsalt võrratu kuld, aga... See on mingi vend kuskil Rumeenias, kes üle neti liigutab seda heeblit. Ja jäi magama. Ainult 5 tonni, aga no. Oleks pidanud selle 5 eurisi venna võtma vist. Ei, no põles läbi lihtsalt, noh. Pirnid meil sees. Ei, see Fiveri vend põles läbi. Ei, no selge. Huvitav, kas ma peaksin valgusega mängima? Ma saan natukene võib-olla päästa. Või ei ole mõtet enam? Teeme üldse niipidi äkki, et... Aga juba on hubane ju. Tegelikult on küll, nüüd on romantiline. Nüüd on väga romantiline, võib-olla kaameras lihtsalt pime, me ei tea, et küll me näeme seda asja, et olen oma selles mõttes, et tuleb uuesti. Et selles suhtes mul on mõte, kuidas ma saan seda asju praegu päästa. Äkki sa rikud selle veel hull, sa teed äkki hullemaks. Äkki ma teen hullemaks, aga nagu selles mõttes ega see hullemaks enam ei lähe. Ole väite ära sõnu ära siin nüüd. Spot-valgus flashlightiga peale. Ma panen taskulambi, jah. Ahah. Kuradi MacGyver. Mida sa teed? Ole vait, Casper, noh. Ma panin kogemata hoopis hääle peale, kui ma tahtsin taskulampi ära võtta. Ei, pole siin midagi. Selge, selles mõttes Mait pani tõesti sellise kõva hoobi minule, et ma olen rööbastelt maas veidi. See oli verbaalne maksakas. Ja oli küll, jaa, et see oli selles mõttes kuld, lihtsalt, et nagu, lihtsalt nagu täiesti kategooriliselt nagu derailinud kuidagi, et mis projektid sul veel käsil on? Väga sujub, jaa. Ei, selle, vahet ei ole. Mis projektid käsil? Noh, ütleme, praegu pausi peal on üks siuke vägev, tore stoner metal rock band Farmer, PH-ga siis Farmer, seda saab ka by the way kuulata Spotify'st, meil on üks lugu väljas. Ma tean seda lugu, see on kuld. Siiralt soovitan kõigil kuulda. Ja härra hea sõber Laur on seal ka vokalist meil, pluss teine kidramees. Ma ei taha nüüd mitte kedagi solvata, absoluutselt mitte, aga nagu sinulegi meelde, nagu ei, ma ei taha, sellepärast, et ma võtan kõik kriitika vastu. Ei, ma ei solvagi sind, ega kedagi võib-olla teist ka, aga mul on siuke huvitav küsimus. Nimelt, kui ma ei eksi seal farmer või kuidas sa ütled, mitte farmer. Aga ütledki farmer lihtsalt. Nii ta on. Ole vaid. Hääldus on sama. Kas see on ikka legaalne? On ikka. Et
et Ants, kui sa saaksid kaamerat minuti pärast vahetada, oleks tore, ma siis küsin seda küsimust. Et nimelt seal, vaata, kuna ma ei tunne nägupidi ja nimepidi neid nägupidi võib-olla tunnen, aga ei pane nime ja nägu kokku, neid inimesi, kes seal taga on, siis kas üks nendest tüüpidest, see on vist Laur Lindma, kas ta töötas meil Pärnus konservimaja muusikapoes või? Ei ole tema? Ei, see oli tema vanem vend. Vot. Ja tema mängib meil bassi. Okei, sest et kui ma ei eksi nüüd, sest ma teen nagu 2 tüüpi sealt, eks ole, siis ja ongi nagu see, ma nimesin mainieni, aga lihtsalt ongi nagu see, et üks nendest ja see on siis see vanem vend, ma arvan, kes näeb välja nagu DiCaprio. On see tema või? Seda ma ei oska öelda nüüd, kas ta näeb välja nagu DiCaprio. Mäletad, Elder, me võtsime ükskord selle venna vahele. Jaa, et anna andeks, kui sa kuuled seda nagu siiralt, me oleme siirad poisid nagu see, et ta kõndis, kui ma eksis, ta kõndis mina, Maite ja Maidu vanem vend minu maja juures, me rääkisime muusikast juttu ja siis ma tegin sellise lükke, et alles mööda vaata DiCaprio. Ja siis ta jäi jõle kurjalt seisma ja vaatas meile otsa ja siis lahkus. Ma arvan, et nüüd oleks paras aeg siis kutsuda Joonas ka podcastile. Et see oli nagu siiras selles mõttes, et me siiralt arvasime seda. Äkki tuleme kunagi Farmeriga külla, siis sa saad selle sama küsimuse esitada. Ja näiteks, see oleks üliäge selles mõttes. Et siiralt siin ma ei mõtle mitte midagi negatiivset, pigem ongi, et see oli siuke huvitav. Naljakad seigad elust. Ja täpselt, et Pärnu on väike, Eesti on väike. Kusjuures Joonasega on siuke pull, ta käib väga tihti kontserditel, eks ole. Ja tal oli mingisugune situatsioon hiljuti, Joonas on andeks, ma lihtsalt räägin, sest et see oli liiga hea, nagu mida sa mulle rääkisid. Oli mis iganes üritus, mingi värk ja või oli see hoopis mingi, ma ei tea, ütleme, toon nagu drastilise näite, äkki mingi juhtus midagi, liiklusõnnetus või aga midagi nagu süütumat, nagu midagi ohutumat, on ju. Mingi asi nagu toimus ja siis juhuslikult vist Joonas oli ka seal kuskil kandis olnud ja siis keegi oli talle öelnud, et sa oled ju see vend, kes igal pool kohal on. Et selles suhtes nagu pole nagu ime, et nägu jääb väga palju meelde, vaata. Et kui öeldakse sulle niimoodi. Muidugi. Aga tulles tagasi veel kord, tuleme tagasi mängutemaatikale, siis ma laseksin väikse jupi ühest sinu teosest, mille sa nüüd siis Cyberpunk DLC jaoks valmistasid, nagu ma aru saan. Mitte nüüd otseselt selle jaoks, aga ütleme, seal nad tegid nagu konkursi, et Cyberpunk on üks väga tore mäng, nagu kus on suhteliselt oma nagu muusikažanr välja kogunenud või kujunenud, mitte kogunenud. Hans on üks nendest. Sa saatsid ka sinna midagi või? Ei ole saatnud. Ta on rohkem nagu... Ma lihtsalt kehastan neid tegelasi. Okei, see on vägev. Töösõnaga teema oli nagu see, et nad otsisid siis uue DLC, mis nad sinna teevad, et sinna tuleb üks uus raadiojaam ja selle uue raadiojaama jaoks nad otsivad muusikat, et siis mis võiks nagu sellesse maailmasse nagu sobida kõige paremini. Et siis ja selle põhjal see konkurss oligi siuke, et kirjutage uus muss, et ei taha nagu näha lugusid, mis on juba väljastatud, eks ole. Et see peab olema uus, originaalne muss, mis on tehtud selle jaoks. Ja kuna ma väga-väga fännasin seda mängu ja seda muusikat ja kõike seda, absoluutselt kogu seda komplekti. Nagu universumi. Jaa, et sest et see on nagu, tal on mune. See on siuke ülbe metal, disco, dark sünt nagu düstoopia. Mõnus võtta. Et siis ma lihtsalt, kuna ma ise ka selliseid asju väga tugevalt fännan, siis ma edastasin sinna ka ühe teose. No selge. Mida ma arvan, et tohib korraks lasta. Ja väike, me palju ei lase. Et see on nagu jah, see on nüüd ütleme siuke väike juurikas, et kindlasti ma tahan teha sellest loost variandi, mida ma ka hiljem enda selle artisti nime alt nagu väljastan. Aga ütleme, maitseks võib natukene midagi lasta. Ja, teeme nii, laseme väikse jupi sellest. Pane käima. Sandeviston online.
me ei lase teile. nii järsult maha. Täpselt, täpselt, ehmatasin ära, aga nii tuleb teha. et siuke jah, väike narrimine tuleb teha, nagu vaata haip on tänapäeval hästi moes asi. On. Et tundub nagu, et see hakkab juba vaikselt mingi norm olema, kuigi ise üldse ei tahaks selle rongi peale astuda, et kellelegi ajada kõvaks ja siis potentsiaalselt mitte ära kasutada seda kõva, vaata. aga just rääkides sellest metafoorist nii-öelda, tegelikult mina kui looja just oma teostega, mulle meeldib teha vahest selliseid lükkeid, kus ma mängin oma kuulajatega ja iseendaga ka, selles mõttes mulle meeldib see tunne, et sa lähed loomes kuskile maale, kus inimene on koheselt valmis saama oma climaxi ja nii-öelda tunneb, et vot näed, kui sa nüüd siia lähed, see on mu unistus. Ja siis sa ei lähe ja sa tuled hiljem sinna alles. Sa mõtled nagu, et kui sa... Arrangeering nii-öelda. Ja, et loo ülesehituse suhtes. Ja, või siis ka terve nagu albumi või siis ongi, et album on nagu minu jaoks üks tervik, et sa kuuletad algusest lõpuni ja siis võib-olla saad alles selle climaxi, mis sa ühe loo vältel kuskilt maalt nagu tahtsid saada. Ja kusjuures teinekord sa võib-olla üldsegi saad selle mingi 3. läbikuulamise ajal, sest et siis sa saad sellest üldpildist aru, eks ole. Jah. Aga ma olen nõus sellega, mulle meeldib endale ka teha siukseid ootamatuid lükkeid, nagu näiteks nüüd see konkreetne lugu oli, kuhu ütleme nii, et kui sealt kitarrid ära võtta ja kuulata seda lugu, siis ta on hoopis üks lugu ja kui sa paned ainult kitarrid juurde tagasi, siis selle nägu muutub drastiliselt kohe. Selles suhtes ootamatu olla, et seal loos on partiisid, kus kitarrid üldse ei mängi, on lugu ühte nägu ja siis on siuke põmm ja tulevad nad uuesti tagasi ja annavad sulle seinaga molli. ja see on sinu moto, et nagu ma olen aru saanud. Sest et ütleme nii, et ma toon ühe ägeda, kusjuures hiljutise, aastate mõttes hiljutise, et see vist oli vahetult enne karantiini mingisugune aeg, kus mul üks sõber Belgiast, keda ma Norteka kaudu nagu tean, tuli nagu Eestisse ühe kohaliku bändiga, või tähendab, ta ei tulnud selle bändiga koos, sellel bändil oli tuur plaanis, siuke bänd nagu Amen Ra. Et nad teevad väga huvitavat rituaalset nagu siukest metalit. Ja asi, millega nad üllatavad, on live-kogemus. Just konkreetselt, et see on bänd, millest sa ei saa aru, mida see bänd teeb enne, kui sa oled kontserdil käinud. Sest et see sõber proovis mind ümber veenda korduvalt, et kuula seda bändi, ma kuulasin ja lihtsalt mul oli, et okei, ma saan aru, et see on äge muss, aga ta ei hiti niimoodi, Ja siis ta ütles, et oota, nad tulevad varsti Eestisse, ma tulen ka ja siis koos läheme kontserdile. Mõeldud, tehtud. Nii. Ja kui ma seal kontserdil olin ja kui see bänd hakkas esinema, siis tõesti, ma ütlen, mind blown. See nagu sound, mis sealt lavalt tuli, on lihtsalt massiivne. Mul oligi siuke tunne, et ma sain kõik see heli, mis sealt lava pealt tuleb, see tuli lihtsalt ühe seinana ja lükkas mu vaimselt pikali nagu. Okay. See on nagu täiesti hämmastav heli, mis neil oli. Kas seal oli ka mängus nende oma helimees või oli seal nagu kindlasti oma helimees. Siuksed, kui sul on nagu bänd, kes läheb juba üle Euroopa tuurile, siis tal peab olema. Sa ei saa lubada endale kohaliku helimeest, lihtsalt olgem ausad. Ja, sest sul pole raha on. Ei. Ma sain aru. Aga selles suhtes et sa pead ikkagi olema kuidagi consistent nii-öelda või siis pakkuma ühtlast kvaliteeti. Ilmselgelt sa ju müüd, nii-öelda jutumärkides müüd ju mingisugust pilte, eks ole. Aga see oligi siuke kogemus, mida sa mitte mingil viisil ei saa anda edasi nagu siis Spotify's, Yeah. Et mitte ükski kõlar sul kodus ei mängi seda asja niimoodi, nagu see asi mängib laivis. Ja siis see oli nagu see hetk, kus minul tekkis nagu see, aga kuidas ma saaksin teha niimoodi, et iga vend kodus saab kuulata seda ja seinaga molli saada, et see ongi üks nagu suund, et miks ma nagu seda mussi niimoodi teen. Nojah, see on vägev point. Helipildiga meeldib üllatada nagu. Ja see on vägev. Selles mõttes ma olen täiega teemas selle kontseptsiooni ja selle mõttega, et sa oled olla hästi huvitav tüüp ja kindlasti ootame sinult palju. No pressure. Et aga ma ei tea, ma arvan, et tänases saates on piisavalt palju räägitud selleks, et Ole saab ka tagasi tulla. Et ma ei tahaks anda nii palju head ära. Lihtsalt need on siuksed jutuajamised, mida sa isegi teed ilma podcast'ita niisama juba põnevalt ja pikalt, eks ole. Jah.
et see on lihtsalt, ütleme, segment. Jaa, täpselt, see on õige sõnastus. Ära ütle nüüd, et me tõmbame otsad kokku. Me ei tõmba otsi kokku, me lihtsalt haihtume. Me teeme pikema pausi. Me teeme pausi, mis kestab kuni järgmise. Teine paus ja tuleme 3. hooga jälle. Ja, et sa oled alati oodatud siia. Ma loodan, et järgmised korrad tehnilised apsakad ei hakka nagu Laine või Sein mu ajusi. Aga vaata, siin on see üks asi. Kui tehnilisi viperusi ei ole, siis see asi tundub pigem kahtlane, et liiga hästi läks. Kus see kala on, vaata. Siis sa hakkad otsima seda, et kurat, see ei saa olla niimoodi, et me tulime, me tegime ära ja wrap ja see on kõik, vaata, ja ongi hea juba. Ja täpselt. See ei saa nii minna. Aga järelikult meil on iga kord mingi kala olnud, siis kõik on nii hästi läinud siia. See käib asja juurde ja vaata, siis see tähendab seda, et siis ei olegi midagi otseselt valesti läinud. Kõik on plaanipäraselt. Ja täpselt. Ei, kõik, mis te siin näete, on täpselt välja mõeldud meil iga kui viimne lükke ja samm. Siinkohal ma tahan Ollet tänada, ma tahan tänada meie head keldri meeskonda ja Olle, kui sa tahad, mis on see sotsiaalmeedia, kus saab sinuga kontakti, mis on sinu Fiverr, kui keegi tahab sinult mingit riffi? Sõbra tervitus. Kui sõbra tervitus Fiverrist leiab lihtsalt Olle Nomm nimega ja seal on üks, ütleme nii, et kui vaadata lihtsalt mu Facebooki natuke neid nägusid, siis leiab üles ka minu debiilse molli Fiverrist. Okei, selge. Selles suhtes, ja kui keegi tahab kuulata mu biiti, siis Medical Sacrifice või Farmer või kui nüüd vanu aegu meenutada, siis oli ka siuke tore bänd nagu Anal Caves, et mõne loo leiab ka YouTube'ist. Okei, seda tahame kindlasti kuulda. Et see oli üks põnev projekt. Et aga muidu nagu, ütleme nii, et ma väga nagu hullult ei pushi ennast nagu meediasse kõigile nina alla, et ma tahaks rahulikult nagu, kuigi ma tean, et tänapäeval see meedia on nagu võti, eks ole. Pead nagu nina all vehkima plaatidega nagu üks konkreetne bänd, kellest meil ei ole mõtet rääkida. Sa mõtled, kes... Las ta jääb. Ja see me kõik teame. Me ei hakka midagi mainimagi selles mõttes, et... selles suhtes, et teeme asju viisakalt ja rahulikult ja niimoodi, et see, ütleme niimoodi, et jõuga ei sööda, aga pakun jõuga. Okei. Et kui tahad, mine vaata. Instagram, eks ole. Instagramist leiab ka minu nime või Medical Sacrifice'i nime alt, et üks ma katsun sinna nüüd, kuna ma alles alustasin, eks ole, lugu tuli oktoobris alles välja, ma alles harjun, ma olen vanakooli mees, ma alles harjun selle meedia asjaga, eks ole, et küll ma postitan mingid põnevaid asju ka. Ja nii, et kindlasti jälgige, oodake ja sealt tuleb midagi põnevat. Tšau. Kindlasti tuleb. Tšau. Jou! Jumal äge oli reist. Meeldib. Väga. Et seda kindlasti võib uuesti teha midagi. Ja, siis juba kutsume veel võisse ja et ongi, et hea meelega. Mulle meeldib see äge... Selle võib isegi üles panna.